Leo teine ettekanne ja pärast lõpus ja küsimuste vastuste voor, et enne kuute saame kindlasti läbi. Kui selline plaan sobib, siis aitäh ja hakka võtta, et Tõnu Kaur alustab ja... Tere, mina olen Tõnu Kaur ja minu kandideerimisnumber on 725. Poliitikuna olen suhteliselt noor, selles mõttes, et poliitikasse üleüldse kui erakondliku tegevusse ülitasin mina 2015. aastal, kui varasegu toimus suur kära ümber kooseluseaduse ja see jõuga läbi suruti vastu rahva tahtele. Leidsin, et ka võib-olla loeb ka minu ajal midagi, kui ma ühinen erakonnaga. Ja tänaseks olen ma siis kandideerimas Riigikokku ja toetan põhiliselt kõiki EKRE platvormi ja majanduslikus mõttes pean ma väga oluliseks aktsiiside alandamist, ravimite käibemaksu ja pensionäridele vabastamist tulumaksust. See on majanduslikult suuremus sellepärast, et tänavu saabub ka minule pensioniga, saadusin ette vaadates kõigile neile, keda see puudutab. Ja oma hariduselt ja ametilt olen ma jurist, seega ma kuulen ka palju, millised on inimeste mured, mida nad, mille üle nad muretsevad, mismoodi riik nendega käitub ja kuidas nemad riigiga ja selles mõttes, et meil on palju selliseid, kes ei ole elupõõrad inimesed, kes meil polegi peaaegu mitte kedagi, kes oleks broilerina üles kasvatatud, kes ei ole väljas käinud kuskilt erakonna kontorist, kes ongi tegelenud ainult paketite kleepimisega ja jõudnud sinna. Ja selles mõttes mõtlen, et meie nägemus on väga ühtlane hästi paljude inimeste lihtsalt elutunnetuse ja nägemusega. Ja sellega ma annaksin Tervist, mina olen Tõnisson Roland ja minul on 725 ja oleme Tõnuga mõlemad Keilast. Keila osakond on väga noor, aga sai asutatud just nimelt sellepärast, et Keilas oli nõudmine ja sõnotsuses mõttes nõudmine EKRE järgi. Ja ma ei ütle sugugi mitte midagi liigselt, ütlen, et inimesed pöördusid ka viimaste kohalike omavalitsuste valimiste ajal mitmedki uksed tagasi, kuna tegelikult EKRE-t ei ole. Ja see on tegelikult ei ole valimisnimekirjas ja mujalt oli ja EKRE tegi väga tubli tulemuse ja loodame, et järgmistel kohalikel omavalitsuste valimistel Keilas on samamoodi ka pilt teine, kui ta on praegu. Mina ja poliitika, see on mind alati huvitanud. Esimeses klassis anti mul hüüdimaks poliitik. Keegi viisid eriti kuulatagi, sellest ma olin rahva häälest lugenud. Teil on teised mured, mured nad läksid siiski korda, isegi Brežnevi pilt mulle meeldis. Aga 10 aastat tagasi, 12 aastat tagasi ma kolisin Eestist ära, ma pean ütlema, et ma olin päris püha viha täis. Eesti Vabariigi peal olin mina väga kuri, väga vihane. Ma olin olnud riigiametites ja ütleme, vihane olla ei ole sugugi mitte keeruline, see on väga lihtne. See, et midagi ei meeldi, see on ka väga lihtne. Kritiseerida on ka ülimalt lihtne. Ma läksin ära sellise arvamusega, et ma ei tule enne tagasi, kui ma olen 67 aastat vana ja siis ma võin hakata rahulikult Eestis oma pensioni põlve veetama. Isegi Helsingis, kui ma nägin Eesti Vabariigi numbermärgiga autot, siis ärritas mind. Aga ma pean ütlema, et minul tekkis väga suur isu tulla tagasi Eestisse siis, kui hakkas tegutsema sihtasutus perekonna traditsioonide kaitseks ja kui sai alguse EKRE. Et ma olengi EKRE-ga seotud alates selles hetkes, kui ma nägin Kaitseväe juhatajat ühes oma intervjuus ütlemas, et meil ei ole mõtet loota NATO liitlaste kaitsele, kui meie ei toeta neid pehmeid väärtusi, mida meile Euroopa Komisjonis peale sunnitakse. Selle samal hetkel valisin mina oma piirkonnus elasin, piirkonnal või telefoninumbri ja palusin mulle avaldus saata. Ja seda ma ei ole kahetsenud tõepoolest, nagu Tõnu ütles, et EKRE on rahvaerakond, ta on rahva jaoks, meid nimetatakse populistideks, aga tõepoolest populism, mis asi see lõpuks on, keegi seda ei oska öelda. Populus on rahvas ja Eesti konservatiivne rahvaerakond on rahvas. Väga paljud punktid, praktiliselt küll jah, kõik punktid, mis on EKRE programmis, võin ma 2 käega alla kirjutada. Kuna ma olen sünnipärane Urle Tallinnas, siis ma ei võta sõna küla ja maaelu, aga maaelu teemadel võtan selle spetsialistide jaoks.
aga mis puudutavad perekonnaväärtusi ja ka meie kaitsevõimet ja meie haridusküsimusi, siis EKRE programm on väga kena. Ja ma räägin seda mitte sellepärast, et ma olen EKRE liige, et ma kandideerin, vaid sellepärast ma tõesti selle tagaga võin ise olla ja ma ka ei kandideeriks, kui mul EKRE põhimõte korda ei läheks. Hariduselt olen teoloog, vahetevahel ka kirjutan üksteist ja olen sellisel moel oma panuse, ma arvan, juba pandud ja ma usun, et see ei jää seda koormi. Nii palju siis sellest. Aitäh! Tere kõigile, meil on Peeter Krall. Hetkel tegutsen ma Läänemaal vaimulikuna, Piirsalu ja Nõva kogudust õpetajana. Vaimuliku karjääri ei ole mul aastakümnete pikkune. Lõpetasin usuteaduse õpingud alles aastal 2010 ja läksin ma seda õppima oma lõbuks, sellepärast et tol hetkel ma ise vangla direktor, aga nii need asjad käivad, et tänaseks olen ma seal, kus ma olen. Enne seda oli 20 aastat karjääri või töötegemist siis vanglasüsteemis, kuhu ma läksin 91. aastal, kui televiisoris üles kutsuti Eesti mehi, kel julgust ja tahtmist tulge appi, sellepärast et Vene väed hakkasid välja minema. Läksin vangivalguriks, vangivalgurist siis vanglidirektoriks ja Justiitsministeeriumi nõunikuks, kõik need redelipulgad käivad sinna vahele. Kõrgharidus on vastavalt siis ka loomulikult 2, Sisekaitseakadeemia ja usualane, niisiis tähendab kõigepealt metodisti vaimulik seminar ja hiljem siis ka usuteaduste instituudi pastoraalseminar. See on selline spetsiifiline aastane õpe, mis käib peale magistri taseme saamist. Ja nii ma siis olen siin tiksunud. Kui ma olin vanglaametnik, siis ma ei peanud õigeks ennast poliitiliste liikumistega siduda. Pidasin seda ebaeetiliseks. Kui minust sai vaimulik, siis ma samamoodi arvasin, et see ei ole hea mõte. Aga 2016 samal ajal, millest ka Roland rääkis, jõudis asi sinnamaani, et endale otsavaades tundus see reetmisena või põõsasse pugemisena, kui sa teed näo, et sa ei näe, mis su ümber toimub, sest kui sina ei tegele poliitikaga, siis poliitika tegeleb sinuga ometi. Rääkisin siis naisele ka augu pähe, et lähme siis lihtsalt toetaja liikmeteks, maksame selle aasta maksu ära ja vähemasti on nimi kirjas ja midagigi oleme sellele EKRE-le nagu toeks olnud. Nagu alati. Nüüd oleme siis Saue osakonna esimees ja volikogu liige ja et nõnda on see asi käinud. Erakond kutsus mind kandideerima. Alguses ma ei olnud päris kindel, kas ma olen hea kandidaat, aga jäägu see valijate otsustada. Tervist, head inimesed! Ma nüüd ei tea, kuidas täpselt alustada, kas panna niimoodi, et number on 714, nagu saatan otsa ees, või ütleda, kui nimi on Puustusmaa, Paul Puustusmaa. Aga tegelikult see ei olegi väga tähtis hetk. Meil oli hästi palju toredaid inimesi. Kõik me oleme selleks siia tulnud, et anda endast parim ja öelda, mida me tahame muuta ja mis muutused esile kutsuda. Nüüd, kui see kalambuur välja jätta ja öeldes ma tahaks kõigepealt tänada, et siin olete siia tulnud, sest et see on kvaliteetaeg, mille te olete siis meie peale kaisanud, et teha, mida me räägime, et teha mingeid otsuseid ja ma loodan, et otsused on head ja õiged. Iseendast nii palju, et mina olen erakonda liitunud 2012. aastal. Sel päeval, kui EKRE oma asutamiskongressi tegi, ühinemiskongressis tegelikult, sel päeval, kui EKRE siis nii sündis, samal päeval ma kirjutasin selle liitumisavalduse alla, joonad aastast peale EKRE-ga 2012 ja hetkel siis EKRE volikogu esimees haridused erialalt on jurist, töötan juristina ja töötan siiamaani EKRE juristina. Ja endale olen ma ka valinud omad hobused, mida ma tahan Riigikogus, kui mul õnnestub see sinna saada, tahan kindlasti valjastada ja mida tirida ja tõmmata. Need 3 hobust on esiteks on palgavaesus, mis on kohutavalt häiriv. Viimastel andmetel, nagu me teame, et 77% inimestest ütlevad, et nende suurim mure Eestis on palgavaesus. See on probleem, mida tuleb katki ammustada, läbi ammustada ja meil on selleks teed olemas. Teine asi on rahva võim. EKRE on ainult erakond üldse, kes reaalselt
tõeliselt peab silmas seda, et viia otsedemokraatia meetmed võimu kõrvale praegu, mis on esindusdemokraatia. Ja hiljem muidugi me räägime sellest ikka pikemalt, aga see on siis see, et anda rahvale reaalne võimalus seadusi algatada ja ka oma arvamust öelda otse nii, et teerulikatest üle sõidetakse. See on nüüd teine oluline. Ja kolmas oluline on minu jaoks suveräänsuspuue. See on meie riigi sügav haigus, sest sellises situatsioonis, kus meie riik kaotab võime ise otsustada, ise rääkida, ise mõelda ja talle kõik ette kirjutatakse, siis pole meil varsti mitte millegi muule enam mõtet, meil pole mõtet ka lastele mõelda, haridusele mõelda, sest see lihtsalt võetakse nüüd ära. Ja see suveräänsuspuue on süvenev. Need on need 3 kogust, mida mina tahan ratsastada. Niisiis 714 Paul Puustusmaa, aitäh! Tervist! Siim Pohlak, EKRE liige olen aastast 2014. Varasem poliitiline kuuluvus ja kogemus puudub. Et ei tundnud ka väga palju poliitika vastu huvi. Ehti lugesin enne EKRE-sse astumist. Ühe korda tundis poliitika küll minu vastu huvi. 2007. aastal ühe suure võimuerakonna üks mees kutsus kohvikusse ja rääkis, et oleks väga vappu, kui sa meie noortekoguga tööd tegema hakkaksid. Sinna juurde küll mingi väärtuste või põhimõtete juttu ei käinud, käinud selline jutt ja vihje, siis hakkab su toonastel ettevõtmistel ja eridel järsku ilmud hästi minema. Õnneks noore aruga oli nii piisavalt tark, et asjaga kaasa ei läinud. Siis läkski 7 aastat veel, aastal 2014 siis ikkagi liitusin ja minu jaoks suuremad mured Eesti ühiskonnas on praegu kõigepealt siis eestlaste arvu vähenemine. Et kui meil ei ole lapsi, kui pole eestlasi, siis kellel on see riik peale kokkuvõttes. Ma arvan, et oled nõus sellega, et see on eestlaste jaoks tehtud riik. Ja teiseks ääremaastumine. Et näete ise ka Rapla maakonnas, mis toimub, raudtee pandi kinni hiljuti postkontori, kõik asju suletakse, nii et need on 2 teemad, mis minu jaoks olulised on. Aitäh! Tulemast Raplasse, minu nimi on Rene Kokk. Olen täna pärast viimaseid 3 valimisi Rapla valla volikogu esimees. Selles mõttes läks ikka hästi. Oma sünni ja elukoha poolest olen läbi ja lõhki Raplamaa mees, sündinud olen Juurus, lapsepõlve aja olen elanud Loputa Eatari kandis Kehtna vallas. Nüüd juba üle 10 aasta elan siin Rapla Küljeral Puusikul. Olen 2 väikse lapse isa. Igapäevaselt tegelen või toon leiva lauale ettevõtlusega. Olen Puusik kandis Aagiste müügi ettevõtet ja tegelen sellega. Ja poliitikas sattusin mina 2014, kui minul sai ka siis see karikas täis, mis tollel ajal nagu kuhu maal oli meie suhtumine, valitsuse suhtumine riigis jõudnud, et häbeneti kõike ja kõiki, kes eestlust ja isamaa armastust ja terve väärtusi nagu austavad ja hinnas hoiavad. Ja sai sõpruskond kokku hoidnud arutatud, et aitab sellest, et me ainult räägime, et nüüd tuleb ka midagi teha, et seda rongi enam muidu pole võimalik peatada, et tuleb astuda liikmeks. Ja nii sai astutud EKRE liikmeks, ka minul varasem poliitiline kogemus enne EKRE-sse astumist puudus. Nüüd siis olen kokku puutunud natuke üle aasta omavalitsustööga läbi siis volikogu tegemiste. Ja minu arust on EKRE üks suuremaid väärtusi just nimelt see, et meil on inimesed täna, kes siin saalis on ja üldse tervikuna kandideerivad ja liikmed on need inimesed, kes omavad selget elukogemust ja arusaamist elust. Olen seda mitmes kohas kirjutanud ja minu arust on kõige halvem. Ma olen alati tsiteerinud ja palunud Ardo Aasma sõnum, et Eesti riigis alles läheb ühel päeval raskeks, kui meil tulevad võimule puhtalt need nood poliitikud, kes on kasvanud välja keskkooli noortekogudest ja sattunud juhtima riiki ilma ühegi päevata reaalse töökogemuseta. Ja viimased peaministrid on ka sinna poole hästi mehed olnud kahjuks. Et meil on vaja seda teadmisi viia edasi riigis. Ja siit sama teemaga, mida ma olen ka rääkinud, et presidendil on meil täna ette pandud vanusepiirid ja me valime presidenti, kellest tegelikult suurest pildist päris vähe sõltub, eks, aga peaminister võib sisuliselt olla ükskõik kui vana või noor, et minu arust see päris õige pole, et isegi kui meil on peaministri vanusepiir ees kuskilt maal, siis näiteks kui ta on 40-45, siis võime loota vähemalt oma elukogemuse pealt ja kui ta on lapsed juba kuskil ma osatanud, et ta võib-olla on natuke midagi siia ka tulnud ja ta olid rohkem rahvaste riigis. Aga jah, tahtsin veel ühe asja öelda, et ühest hiljutisest vestlusest mul üks inimene ütles, kus ta sattus ühel koolitusel riigiametnikega, erinevate organisatsioonide riigiametnikud olid koos
ja tuli jutuks siis praegune poliitolukord, et mis siis teha, et ikka täitsa halvasti on, kui EKRE võimule saab, et siis on ikka täitsa jama ja noored naisterahvad siis erinevad asutused ütlesid, et kui EKRE võimule saab, siis tõesti kaalume seda, et pean vist ikkagi lapseootuspuhkusele jääma. Et seal oli, neid oli rohkem kui üks, et need oli 3-4 naisterahvast noort. Ja siis ma ütlesin ka sellele inimesele, et siis on juba hästi, kui me sellega suudame ainuüksi EKRE tõusuga suudame saata palju noori naisterahvaid, ametnikke suure silma koju ja lapsi kasvatama, siis me oleme juba hästi teinud. Et jah, aitäh teile. Nii, mina olen Mart Järvik. Raplamaa inimesed võib-olla veidi mäletavad. Ligemale 20 aastat siin poliitikas olnud, nüüd viimased 1,5 aastat, varsti 2 ja eemal elan tegelikult Türil, ehitame naise sünnikodu üles ja sündinud tõsise maamehena, sellepärast olen ma ka tuuriga EKRE-st. Minu isa võttis osa vabadust, talumaa saadi vabadussõjas käimise eest ja ise pean seda talu nüüd isa mälestust austades edasi. See on ka, oli vahepeal Raplamaa talu, nüüd on ta tagasi Järvamäe vald. Poliitikas jah, olen ligemale 20 aastat. Algul lihtsalt kaubeldi Järvakanti vallavanemaks, kui eelmine vallavanem Tõnu Saar suri. Ja saatus tahtis nii, et olin üle 15 aastat, ligi 16 selles ametis. Ja siis, kui lõppes vald, panin ameti maha ja ütlesin, et edasi rohkem ei kandideeri. Võtan elus teise kursi. Ja poliitikasse läksin siis, kui Res Publica tõus Eidapere poiss Taavi Veskimägi kauples punti ja kui olid valimised möödas, nähes seda, mismoodi need suured lubadused hakkasid kõik järjest murduma, oli seal Ken-Marti Vaheri kiiruse ületamine ja edasi Riigikokku jäämine, kohati mingil juhul ei lahku. Siis juba tekkisid kõhklused selles organisatsioonis. Edasi oli liitumine IRL-iga või Isamaaga, saadi tulemuseks IRL. Ja seal edasi olles nägin järjest, kuidas konservatiivsetest põhimõtetest loobutakse. Ja tähtis oli ainult taust ja väljanägemine. Ennem valimisi suured kursiseadjad seadsid eesmärgiks, et meie kuvand peab olema selline. See, kes me tegelikult oleme, ei ole üldse tähtis. See sai minul selleks mõõdupuuks, kui astusin välja sellest suntist ja edasi olin 3-4 aastat vist parteitud. EKRE nimekirjas kandideerisin ka eelmine kord, tõin alla 500 hääle, aitasin EKRE-t Riigikogusse saamisel ja teen seda ka seekord. Ja EKRE põhimõtted on väga meeltmööda mulle, selleks ma astusin ka liikmeks ja minu tõsisemad murekohad on seesama maaelu, nähes ise talumehena, talu pidades, mis mured on olemas ja see, et Eesti rahval peaks olema otsustusõigus, toetan Paul Puustusmaad siin täiega, selles suhtes lähevad mõtted ka 100% kokku. Me peame saama ise otsustada omi asju ja me ei tohi ära kinkida mitte üks toll enam sellest suveräänsusest, mis meil niigi nadiks on jäänud. Number 717 ja loodan, et saan ka seekord EKRE-t aidata oma häältega. Tere, armas rahvas, minu nimi on Kai Rimmel, number on 715 ja ainukene naine selles nimekirjas ja meeste hulgas. Olen sündinud küll Viljandis, aga juba 77. aastast Harjumaa inimene, elan Lool. Olen abielus 2 lapse ema ja 4 lapselapse vanaema ja kogu oma elu tegelenud ettevõtlusega ja töötanud toiduainete tööstuse
liinis kõik need aastad. Lõpetanud olen Tallinna Polütehnilise Instituudi toiduainete tehnoloogia eriala ja Marketingi Instituudi müügi- ja turunduse eriala ja need on kas siis põhitegevused, mida ma olen tegelenud kas müügidirektori või tegevjuhi ametikohal. Sellega seonduvalt on muidugi hästi hingelähedane ka põllumajandussektor, sest me ei saa töödelda ja toota midagi, mis ei ole nii-öelda toodetud põllumajanduses, seetõttu ka põllumajandusteema on minu jaoks üks olulisemaid, mis meie programmis on. Nii nagu siin on öeldud, meie programm on selline, millele võib kahe käega julgelt alla kirjutada ja millega ma olen nõus ja nõustusin ka kandideerima ja oma panuse andma EKRE Riigikokku saamiseks. Minult on küsitud, et no milleks sulle seda veel vaja on, sul on niigi väike küll, aga jah, on küll, mul on terved lapsed ja toredad lapselapsed ja kõik on väga hästi, aga ma ei saa pealt vaadata ja kodus lihtsalt viriseda diivaninurgas, kui asi kisub kiiva, kui me laseme mõisaköit venitada samamoodi edasi, siis mida me jätame oma lastele või lastelastele. Kui me täna ei pane sellele pidurit, kui me ei lõpeta ära seda korruptsiooni, siis 4 aasta pärast on seda veel raskem teha, kui üldse see võimalik on. Ja need on ka need põhimõtted, mille pärast ma olen otsustanud anda oma panuse. Teine, mis on kindlasti väga oluline, või õigemini juba 3, on nii pension kui ka omastehooldused. Kui meile lubatakse siis pensionäridele ikka natuke pensionit juurde ja sellega meelitatakse, siis tegelikult need lubadused on kõik meie programmist võetud, ainult et nad on poole tee peale pidama jäänud, kes lubab 100, kes lubab 200, aga meil on kindel otsus see, et järgmise 4 aasta jooksul peab ta tõusma 800 euroni. See on circa keskmiselt 400 eurot juurde. Et sellised põhimõtted, kui me räägime nendest, et keda me peaksime aitama, kas Kreeka rikkaid pensionäre või meie omastehooldajaid, puuetega inimesi, siis viimane aeg oleks see peegel Toompeal keerata ikka oma inimeste poole ja vaadata, kuidas meie inimesed elavad. On vaja tõsta omastehooldajate pension või toetusrahad vähemalt miinimumpalga tasandile ja kui me räägime sellest, et lubatakse pensionäridele meile kõigile seda hooldekodu kohta Keskerakonna või sotside poolt, siis ma usun, et te kõik nõustute minuga, et meie emad, vanemad nüüd ja ka tulevikus tahavad võimalikult kaua elada oma kodus, oma laste ja lastelaste juures ja saada elamisväärset pensioni ja see, et neil on vajadusel see hooldekodu koht olemas, see on iseenesest mõistetav. Nii et selle nimel tuleb võidelda edasi ja see on meie missioon, millest me oleme nii-öelda ellu kutsutud siin. Aitäh teile! Tere, Henn Põlluaas. Praegu olen Riigikogu liige, olen väliskomisjoni liige, Riigikogu riigieelarve erikontrollkomisjoni liige, olen ka meie aseesimees ja ka EKRE aseesimees, nii et hea lapsel mitu ametist. EKRE on minu jaoks esimene erakond, kunagi kuskil varem ei ole olnud ja olen ise just selle EKRE loomise juures. Enne Riigikokku valimist olin ma Saue linnapea, nii et mul on kogemust nii kohaliku elu tasandil kui nüüd siis ka riigielu tasandil. Ja miks ma tulin poliitikasse? Kunagi käisin öölaulupidudel, nagu ilmselt kõik või vähemalt enamus teist ja Balti keti lippu lehvitamas ja olin ka telemaja kaitsel, kui Vene soomusmasinad tulid Tallinnasse. Aga siis mul tundus, et ongi, oleme saavutanud selle, mida me tahtsime, saame vabaks lõpuks ja me oleme iseseisev riik ja me ise otsustame, oleme peremehed oma kodumaal
mida ja kuidas me tahame enda elu korraldada. aga kuidagi tasapisi ka hiljem hakkas nagu tunduma, et kõik ei ole nii nagu tundus ja nagu lootsime. Ja kui 2005. aastal siis Juhan Partsi korraldusega võeti maha Lihulaste natsi jausammas, siis minu jaoks oli see viimane tilp karikasse, sest ka minu isa oli üks nendest 100 000 Eesti mehe võitlesid relv käes Eesti vabaduse eest ja bolševismi vastu, mis sest, et nad olid sunnitud tegema seda võõras mundris, lihtsalt ajad olid sellised. Ja siis meie enda valitsus tuleb ja ütleb, et need olid natsid. Ja nagu tänagi on nüüd meie õiguskantsler on öelnud, et Eesti riik ei võlga nendele mitte midagi. Ja sellest hetkest ma otsustasin, et tuleb sekkuda, tuleb hakata ka ise aktiivselt poliitikaga tegelema, sest lihtsalt mitte midagi muud ei jää üle. Nende valimistega seoses on väga palju ju arutatud selle üle ja paljud kommentaatorid on jõudnud millegipärast järeldusele, et põhiküsimus puudub. Ei ole põhiküsimus nendel valimistel, et igaüks ebi natukene majandusest ja sotsiaal ja haridus ja riigikaitse ja jumal teab mis teemadega, aga et need on igavad valimised, et põhiküsimust ei ole. See on täiesti vale jutt, absoluutselt vale jutt. Me oleme rõhutanud algusest peale, et tegelikult põhiküsimus on ja see on ääretult oluline, eksistentsiaalne. Meie põhiküsimus on see, et kas me tahame jätkata samamoodi, nagu siiamaani on tehtud ja on lihtsalt aja küsimus, kui Eesti rahvas ja ka Eesti riik muutub lihtsalt üheks peatükiks või mõneks leheks kuskil ajaraamatus. Ja me tahame jääda kestma nii rahvana kui ka riigina ja me astume otsustavaid samme selleks, et elu oleks võimalik kõikjal Eestis, et meie rahvas saaks majanduslikult hästi hakkama, et meie eakad saaksid elada elamisväärselt vanaduspõlve, et meie noored tunneksid ennast turvaliselt, et pere luua ja lapsi hankida, et meid ei ujutataks üle immigratsioonilainete ja võõrtööjõuga, et meie ise otsustaksime, kuidas me tahame elada, millist Eestit me tahame enda lastele ja lastelastele jätta, mitte see, et me tegutseme ainult selle nimel, et keegi kuskil Brüsselis või kuskil mujal patsutaks meil õlale ja ütleks tublilubi. Sellest jääb väheks. Ja ma kinnitan teile, et EKRE on tõesti erakond, kes on enda sõnade taga. Me oleme aateerakond, mitte võimuerakond. Me mõtleme, mida me välja ütleme, sest me tahame seda kõike ellu viia. Ja selles suhtes mul on väga hea meel olla selles seltskonnas, sellepärast, et meil on kõik inimesed, mitte ainult meie siin, aga ka need liikmed, keda meil on ju täna suuruselt oleme 3. erakond Eestis ja ka toetuse poolest, et kõikidel tuksub süda õiges kohas südames ja selles suhtes võib-olla lõpusõnaks kõlaks paremini, aga ise kui te ei peaks uskuma EKRE-sse ja te mõtlete, et kas nad ikka oma lubadusi täidavad, et äkki on samasugused lihtsalt tühja tuuletallajad ja suured lubajad, siis andke meile ainult võimalus. Andke oma hääl meile ja te näete, kas me oleme oma sõnade taga, kas me teeme seda, mida me lubame. Aga ma kinnitan teile, et tõepoolest me teeme seda. Aitäh! Tere kõigile, et Ranna pool ehitusettevõtja Kuusulust ja olen ka EKRE osakonna esimees ja EKRE volikogu liige ka. Enamus sinu põhimõtted on juba kõlanud siin
aga lisaks siis nii palju veel, et ehitusettevõtjad on hästi palju kokku siis bürokraatia ja ikka asjatu bürokraatiaga niimoodi, et jooksutatakse inimesi läbi erinevate ametite ja tegelikult lausa mõnitatakse, et nägu ei meeldi või kes teab, mis selle taga võib olla. Erakonna vahel võib-olla ja onupojapoliitika on Eestis on hästi selline levinud ja sellega tuleb midagi ette võtta. Ja korruptsioon üldse laiemalt, et olen ka ikka korruptsiooni toimkonna liige, et see, mis kui ma liitusin toimkonnaga, siis ma ei uskunud, et asi nii hull on, sest asi on ikkagi päris hull ja prokurörid idee on sellised, et sellega tuleb igapäevaselt ma näen seda kõike, mis tegelikult need lahendused on lihtsad ja tuleb lihtsalt kätte võtta ja tuleb tööle hakata, nagu istuda mugavustsoonis, nagu praegu ametlikud istuvad. Tere kõigile, et minu nimi on Marek Leinemann, numbrit ma ei hakka ütlema, seda ei pea üks ise, kui soovib leida. Igaks juhuks selle asja klaarin ka ära, et nagu Marvi ja Martini puhul öeldi, et võib-olla nad pole liiga pikalt eestlased olnud, siis mul oli hiljuti puhkus ja kuna puhkus algus toimuüritusega, siis mul oli palju vaba aega ja siis ma uurisin oma sugupuud ja leidsin, et viimased jäljed, mis digiarhiivist kätte sai, oli Karl ja Marri ehk Mari ja aastast 1723 ja 1736 sündinud siin Harjumaal, Lääne-Harjumaal. Et praegu olen Kaitseväe jurist, oma elus olen teinud igasuguseid erinevaid töid. Oma karjääri hakkasin ma pihta lihtsast valvurist ja tõusin suure turvaettevõtte teenistusjuhiks, kus siis edasi liikusin praegusele positsioonile, et õhuväe jurist. Ja tegelen praegu õigusloomega, paralleelselt täna veel aasta aega ei ole tegelenud, aga muidu ka parameedid kiirabist. Et see on nagu hobi, kavatsen järgmisest aastast uuesti sõitma hakata, vähemalt ühe 24-tunnise vahetuse nädalas, ega nad vähem ei lasegi. Ja millest nagu poliitika hakkas huvitama siis, kui meil tekkis pereettevõttel probleemid Tallinna linnavalitsusega, kus eelnevad kokkulepped ja lubadused ka paberi peal ei omanud enam mingisugust tähendust ja avaldati tugevat survet, et me hoopis loobuksime nendest kokkulepetest. Ja anti vihje, et tõenäoliselt nad soovivad selle meelehead saada selle eest. Aga meie loomulikult ei olnud nõus andma ja sealt algaski selline ka nii juriidiline kui ka poliitiline vaidlus omavahel, mis siis lõi nii-öelda alusega minu nii-öelda poliitilisele huvile. Ja mis ma nagu poliitikas nagu probleemiks pean tänasel hetkel, see on igasuguse nii-öelda ülereguleerimine. Et Eestis on väga palju karistatud inimesi, kui panna nüüd väärteo kriminaalkorras karistatud inimesi kokku. Ja ka seadusandlus soosib ka täiesti tühiste rikkumise eest inimeste nii-öelda väärteo või kriminaalkorras vastutusele võtmist. Ja kindlasti ma arvan, et ma olen selline isik, kes raha pärast nii-öelda poliitik. Pigem on meie pereettevõte, kui ka ma täna ka minu karjäär õhuväes saanud pigem kannatada sellega, et ma EKRE-sse kuulun. Ja kindlasti oleks mul lihtsam, kui ma ei kuuluks. Ja rohkem mul lisada ei ole. Nii, aitäh. Ma üks mees, kus veel lähetasin otsa peal, et saab enne kuulustama ka kandideerida. Pärast, minu nimi on Salar Valge, natuke hiljaks. Aga tähendab, kõigepealt siis olen sündinud 52. aastal ja töötan, tähendab, olen omal kaks täiskasvanud poega on mul
olen sellisest traditsioonilisest perekonnast pärit, see on väga oluline kindlasti. Ja tegelikult siis ma töötan praegu Sisekaitseakadeemias ja olen üldse 25, tegelikult isegi natuke rohkem kui 25 aastat olnud rahvateenistuses ehk päästevaldkonnas, üle 10 aasta siis otseselt vahetult teinud tööd põllul ohutustagand ja 15 aastat nüüd olen siis Sisekaitseakadeemias, õpetan siis tulevasi päästeteenistujaid, koolitan neid välja, kes siis omandavad kõrgharidust ja kutseharidust. Miks ma tulin üldse poliitikasse? Ma olen päris paljudes komisjonides tööl olnud, tähendab ka õigusloome juures seadused, mis on antud valdkonda hõlmanud ja leidsin, et poliitikas saan võib-olla seda asja veel paremini teha ja kindlasti sellised EKRE maailmavaade sobib mulle ja püüan neid siis igatpidi tuginedes oma kogemustele, teadmistele siis toetada. Oleks hästi nii lühidalt. Ma tänan teid. Nüüd on kõik rääkida saanud. Kui saalis küsimusi tekkinud erakonna kohta rääkida, et äkki 2-3 küsimust võtaks, on kellegi mingeid mõtteid või küsimusi? Kui praegu ei ole, siis ma arvan küll. Ühesõnaga, küsimus tekkis seoses EKRE vastastega. Ja nii huvitav, kui see ikka ei ole, minu poeg on EKRE toetaja, tütar mitte. Ja ma küsisin tütre käest, miks ta ei toeta ja vastus oli, et kuuldavasti Kremli-meelne ja kui EKRE pääseb võimule, siis algab sõda. Minu põhjendus talle oli ainult, ma kirjutasin, nagu praegu moes on, Messengeris, et kuidas saab olla EKRE-s selline mees nagu Leo Kunnas, kui see erakond õhutab sõda. Minu küsimus ja ma tähendab järgnes veel ka sellele, et meie teame, kuidas saab olla, see oli mu küsimus tütrele, aga küsimus on selles, et miks peetakse meelseks ja kust tuleb selline arvamus, et siis tekib sõda? Aitäh, kas keegi tahab enda? Jah, ma võiks vastata. Tegemist on täiesti pahatahtliku vale ja laimu ja demagoogiaga, mida meie suhtes on algusest peale levitatud. Ehk mäletate 2015, kui olid eelmised valimised, enne seda keegi ei osanud kartagi, et EKRE saab Riigikogusse, nii ju ei saa, aga me saime. Ja järgmine päev, järgmine hommik juba teatas Sven Mikser ajalehes, et sotsid välistavad igasuguse koostöö EKRE-ga, sellepärast, et EKRE on natsipartei. Nii, me oleme pool aega oleme me natsid, teine pool aega süüdistatakse, et me oleme putinistid, mis ju teineteist absoluutselt välistavad ja kogu see putinistide jutt on ju ka see, kujutage ette, EKRE toetab täpselt samamoodi nagu Putingi, Putin ilmselt siis sõnades küll kristlikke väärtusi ja traditsioonilist perekonda, mida ka Putin on vastu igasugusele homoagenda levitamisele ja massiimmigratsioonile. Järelikult EKRE on putinistid. See on umbes sama, kui Putin tunnistab ka, et 2 + 2 on 4 ja mina täpselt samamoodi siis olema putinist. No, mingit loogikat selles ei ole ja peale kauba, kuidas ma saan olla putinist, kui Putin ise on kuulutanud mind ametlikult 20 inimest Eestis on selle tiitli saanud russofoobiks. Mul on Venemaale sissesõidu keeld ja nii edasi. Noh, eks ma siis püüan olla kõike seda ja meie erakond, mida siis väidetakse. Nii et ei tasu üldse tähelepanu pööratagi nendele teemadele ja süüdistustele, seda enam, et rahvuskonservatism ja natsism on ühtepidi täiesti juba ideoloogiliselt teineteist välistavad. Meie oleme need, kes kogu aeg on seisnud Eesti Vabariigi suveräänsuse eest, kes me nõuame Venemaalt
okupeeritud alasid tagasi, nõuame okupatsioonikahjude kompenseerimist ja nii edasi ja nii edasi. Tegelikkuses me olemegi just nimelt vastu pidi sellele, mida väidetakse, aga see, et nüüd, kui meie saame võimule, algab sõda, see on järjekordne absurdsus, mille kohta ei osanud midagi öelda. Väidetakse ju ka seda, just kui me tahaksime NATO-st välja astuda ja ma ei tea mida kõike. Ma ei oskagi neid lollusi kuidagi seletada, aga mida me teeme ja millest Leo ka siin nüüd räägib, kindlasti sellega, et me panustame väga tugevalt Eesti kaitsevõime tõstmisesse, sellega vastupidi, me ju väldime just nimelt sõja teket. Oleme küll pisikene, aga mida rohkem okkaid meil on, seda vähem ju see karu tahab oma palja tagumikele siilile otsa istuda. Nii et me oleme tõeliselt eestimeelne aate erakond, kes seisab rahu eest, kes iialgi ei ole mõelnudki mingisugustest sõja õhutamist ega mitte Venemaale alla andmisele. Kusjuures varem meil on ju kutsutud ka ju russofoobideks, eks, kui kõik need ülejäänud erakonnad siis Riigikogus põlesid ihast anda Venemaale viisavabadus. Ma kujutan ette, mis tagajärg sellel oleks olnud. Meie olime ainukesena vastu, siis kiruti meid, et me oleme russofoobid, nii et ilmselt neid sildistamisi tuleb nii palju, kui üldse meie poliitilistel oponentidel fantaasiat on ja tuleb lihtsalt kasutada oma tervet mõistust ja kõigest sellest jahindist lihtsalt olla üle. See näitab esiteks nende labasust, matslikkust, hariduse puudust ja see näitab seda, et nad on paanikas. Nad näevad, et meie tõuseme, rahva toetus kasvab, meie liikmete arv kasvab ja neil ei ole nii palju tarkust, et midagi mõistlikku vastu öelda või välja mõelda, sest polegi midagi vastu öelda ja paanikas tehakse rumalusi ja paanikas hakatakse, kui argumendid puuduvad, siis hakatakse sildistama. Nii lihtne see on. Ma tahtsin ainult öelda, ma muidugi Viktorile vastan ühe sõnaga, see on opositsiooniliste osakondade, või mitte osakondade, erakondade ajupesu. Aga ma tahaksin öelda seda ka, et ma ei saaks olla kaitseväe jurist, kui ma oleks NATO vastane, kuna minu töö seisnebki NATO liitlastega suhtlemisel iga päev ja mu karjäär oleks väga lühikene selle. Ma olen veel üks küsimus. Ma olen aru saanud, et ega EKRE ei ole ju ka otseselt Euroliidu vastane. Seda väidavad jälle paljud, et aga on Euroliidu vastane. Ega ei ole te ei võite otseselt või te ei võite sellest, et me Euroliidust välja läheksime. Ei. Ma kommenteeriks seda eelmist küsimust, seda ka sõnaga. Seda, mida proua küsis, on minu käest päris palju küsitud. Tihti, et te olete nüüd venemeelsed ja nii edasi, siis tuleb sõda ja kõik ja muid asju. Ma olen nagu huumorimees, ma olen öeldud, ma olen hämmingus, et kui ma küsitakse, et ühel päeval, kui Eesti peavoolumeedia sobib, siis ma olen nats, supernats. Teisel päeval ma olen venelaste pooldaja ja venemeelne. Ja siis, kui ma küsin selle peale, et teadupärast on meil üks erakond, kellel on koostööleping ja ühtse Venemaaga, et kuidas seda nagu täna see nagu sobib kõigile, siis üldiselt see küsija tavaliselt vastust ei tule. Et siis hakkab mingi jutt pika, aga nemad või aga enam Savisaart ei ole või ühte ja teistpidi. Nüüd, mis puudutab selle NATO teema juurde ja Euroopa Liidu teema juurde, siis EKRE ei ole seda kunagi öelnud, et me peaksime sealt välja astuma. Mis puudutab Euroopa Liidu teema, siis EKRE on seda küll öelnud, et meie toetame rahvusriikide Euroopat, mis on põhineb erinevatel lepingutel. Majanduslepingud, meil on võimalik Euroopas väga hästi elada ja lepingutega see välja rahvusriigid küsivad, aga me ei toeta Euroopa Ühendriikide loomist. See on küll meie selge tõmm. Aitäh, aga nüüd peame siis ära kolmasene. Tere ka minu poolt. Hakkaks pihta tegelikult küsimusega teile. Mis te arvate, et mis on EKRE valimisprogrammi kõige tähtsam osa? Mis on kõige olulisem osa? Ma räägin üle. Kes veel pakub midagi? Riigikaitse. See on olulised teemad, aga vahest mitte kõige tähtsam. Ja ma ütleks vihjeks, et veel kaks väiksemat erakonda, rohelised elurikkuse erakond toetab meid selles seisukohas.
kava vihje. see ei ole metsavali. see on tegelikult otsedemokraatia suurendamine, ehk siis mitte esindusdemokraatia ärakaotamine, mis meil praegu on, meil on praegu parlamentaarne esindusdemokraatia, vaid just otsedemokraatia suurendamine, ehk siis teatud otsedemokraatia elementide lisamine või toomine siis meie esindusdemokraatia juurde. ja neid elemente on tegelikult ainult 3. ja need on siis presidendi otsevalimine, siduvad rahvahääletused ja rahvale rahvaalgatuse õiguse andmine. aga küsimus ongi tegelikult selles, et milleks seda otsedemokraatiat vaja on, miks see hea on ja mis tingimustel tasub seda siis anda. siin on nagu 2 väga erinevat suhtumist. üks suhtumine tegelikult algab pihta vanast Pätsi ütlusest. kui Pätsi 34. aasta riigipöörde, siis selle õigustamiseks ta ütles seda, et Eesti rahvas on haige. mina olen arst, kes siis nii-öelda tõdistab selle Eesti rahvale. Eesti rahvas on haige. ja siit edasi on tulnud ka sellesama käsitluse jätk, et rahvas on ebaküps, ta ei ole otsustusvõimeline, ta on mõjutatav vaenuliku propaganda poolt ja tervikuna tema eest peaksid targad juhid tegema otsuseid. see on üks käsitlus ja see kindlasti ei ole minu käsitlus ja see ei ole ka EKRE käsitlus, sest mu pöördumises noorte poole, mille EKRE just tegi ja mida mul oli au esitada ja mille väljatöötamisest ma osa võtsin, ütlesin lihtsalt, et meie nägemus rahvast on see, et rahvas on terve, otsustusvõimeline, nutikas, ta ei ole propaganda poolt mõjutatav ja tervikuna ta suudab ise teha neid suuri otsuseid, mis tema elu ei eksisteeri. ja loomulikult võib-olla on sellega raske harjuda. üks mu sõber, kes on Šveitsis elanud kaua aega, kus on pikad otsedemokraatia traditsioonid, ütleski niiviisi, et võib-olla Šveitsi poliitikud ongi asjavõitu, kuna rahvas teeb nende eest olulised otsused ära rahvahääletuste teel ja nemad on nii-öelda sellised managerid, kes siis neid otsuseid ellu viivad. ja loomulikult võib-olla võib ka tulla nii, et rahvas mingeid otsuseid ei tee kõige paremini, aga ometigi on ka sel juhul on ju rahvas ise tunnetab, et ta on ise nende otsuste eest vastutav, et need otsused ei ole tehtud kuskil tagatubades, vaid rahvas ongi ise siis oma enamushäältega need otsused ära teinud. et siin on siis 2 põhimõttelist erinevat käsitlust rahvast, et kuidas need, kes tahavad riiki valitseda, näevad rahvast ja kuidas suhtuvad rahvast. nüüd, kui me käsitleme presidendi otsevalimisi, siis on tihti väidetud seda, kui president valitakse otse rahva poolt, siis ta saab võimu juurde. mis te arvate, kas president saab siis võimu juurde, kui ta valitakse rahva poolt? kuidas ta saaks võimu juurde? Te raputate peid. ei saa küll, sest meie erinevate institutsioonide võim, mis võim on presidendil, mis võim on Riigikogul, mis võim on valitsusel on põhiseaduses selgelt kirja pandud. meil ei ole presidentaalne demokraatia, meie presidendil ei ole sama palju võimu nagu Vladimir Putinil või Donald Trumpil. meil on parlamentaarne demokraatia, aga mida siis president juurde saaks, kui rahvas teda otse valiks, mida ta juurde saaks? autoriteeti, rahva silmis. autoriteeti, täpselt nii. president saaks juurde autoriteeti ja autoriteet on miski, mida president vajaks. ja loomulikult sel juhul, kui rahvast ta valib, ta peab olema ka rahva poolt piisavalt tuntud. pluss ka see, et paratamatult, kui ta on valitud rahva enamuse poolt, siis ta on ka rahva enamuse president. see on ju väga selgelt omavahel korrelatsioon. ja me ju nägime, kuidas viimased presidendivalimised sisuliselt muutusid farsiks kätte. nii see ju läks, et see ei ole meie rahva huvides. siit tekivad ka kohe need küsimused, kas meil on üldse presidendi institutsiooni vaja. ma arvan, et presidendi institutsiooni on meil vaja. see küsimus, sest demokraatlikus riigis üldiselt on erinevad võimud
need võimud on omavahel lahutatud niiviisi, et keegi, ükski nendest võimuliikidest ei pääseks täielikult domineerima. See ei ole ju meie eesmärk. Ja siin on ka selge esindusfunktsioon, et hästi, kui meil ei ole presidenti, kes meid siis rahvusvahelise areenil näiteks riigi tasemel esindab. Riigikogu spiiker või peaminister, see on mitte kõige parem valik selles. President iseenesest, aga meil peaks olema autoriteetne rahva enamuse president. Aga näiteks Soomes valitakse president rahva poolt ja Soome on samasugune parlamentaarne riik nagu Eesti ja nagu me näeme, et presidendile see ju võimu juurde kasvamist kuskilt müstilist ju ei teki või ei tule. Nii palju siis presidendi otsevalimisest. Nüüd siduvad rahvahääletused. Miks on tähtis, et need rahvahääletused peaksid olema just siduvad? Näiteks siis, kui pakutakse välja, aga need ei pea olema siduvad, et need võivad olla ka nõuandvad. Mis vahe on siduvad ja nõuandvad rahvahääletused? Kas te läheksite, kas te viitsiksite minna rahvahääletusele, kui te teate, et selle tulemusest nagu nii midagi ei sõltu, et mingi nõuanne on, nagu võib kuulata, ei pea kuulama. Kas te vaevuksite sellistele rahvahääletustel osaleda? Küsin teie, vaevuksite? Te raputate päid, võib-olla mina ka ei vaevuks, sest kui see hääletus on siduv, siis on arusaadav, et sellel otsusel on oma konkreetne mõju, mis iga inimene teeb, sest ta annab oma hääle mingi asja poolt või mingi asja vastu. Mitte mis küsimusi me siis peaks selliste siduvatel rahvahääletustel otsustama. Me peaks otsustama tegelikult küsimusi, mis on ühiskonna jaoks elulise tähtsusega ja eriti neid küsimusi, millest tegelikult ühiskonnas on ka selged ja suured vastuolud. Sest selliseid küsimusi on palju. Ühiskonnas on erinevad huvigrupid, kellel on erinevad huvid, neil kõigil on õigus oma huve esindada. Aga siis ongi see küsimus, et kuidas me need küsimused niiviisi otsustame, et kõik oleks rahul ja ka see vähemus, kes kaotaks, suudaks leppida sellega ja mõistlikult aru saada või alla neelata, et jah, et seekord me selles küsimuses jäime vähemusse. Enamus oli teist meelt. Ja viimase aja vaidlusteemadest näited, mis siis peaks rahvahääletuse teel otsustama, võin neid loetada, näiteks kooseluseadus, ÜRO rändekompakt, pagulaskvoodid, neid on palju ja sel juhul on ju selge, et kui see küsimus läheb rahvahääletusele, siis enamus otsustab, see otsustusprotsess on selge ja läbinähtav ja nagu ma ütlesin, ka need, kes kaotavad, need suudavad paremini sellega leppida. Ja loomulikult see protsess ei anna ühelegi erakonnale tegelikult mingid eeliseid, kui võib tunduda, et see protsess võiks kuidagi EKRE-le või kellelegi teisele erakondale anda mingeid eeliseid, see ei ole üldse nii. Ja ka inimeste arvamused võivad aastakümnete jooksul muutuda. Seesama sõber tõi näiteks, et kuskil iga 10 aasta tagant Šveitsis on ju relvad reservväelastel kodus ja patsifistid või selle vastased panevad ikka iga 10 aasta tagant hääletuse selle, kas me jätkame sellega või mitte. Ja seni on rahvas hääletanud, et me jätkame seda, aga toetus on aegamisi vähenenud, et võib-olla Šveitsis kui 20 aasta pärast tuleb uus hääletus, võib-olla hääletatakse selle vastu, et mingid küsimused võivad ka aja jooksul muutuda, ka mingid seisukohad võivad aja jooksul muutuda. Aga see on tegelikult nagu kõige demokraatlikum, kõige õiglasem viis neid keerulisi küsimusi lahendada, sest kõik teised viisid ei ole niivõrd selged ja õiglased ega läbipaistvad, kuidas neid asju lahendada. Ja muidugi tegelikult tehnilised võimalused, mõnikord öeldakse, et see on nii keeruline, seda ei saa teha, see maksab nii palju. Ei ole keeruline, ei maksa nii palju. Šveitsis on ka, tehakse need pakettidena paar korda aastas. Et pannakse teatud hulk küsimusi, näiteks Eesti tingimuses see võiks olla üks kord aastas hääletus näiteks. Pannakse need teemad, mis on nii-öelda üleval hääletusele, siis paketina hääletus. Ja siin võib ka seda elektroonilisel teel teha. Et seda võiks elektroonilisel teel teha, sest see hääletus ei peaks olema salajane. Ma väidan seda, et ühe korraga salajast ja turvalist elektroonilist hääletamist ei ole võimalik teha.
ses mõttes, et elektrooniline identiteet on kaitstud siis, kui see on kindlaks tehtud. Näiteks ka minu identiteet elektrooniline, näiteks Sepp pangas varastati minu identiteeti, keegi võttis Indoneesias minu nimel raha välja. Aga ma suutsin tõestada, et mina ei ole sellal Indoneesias olnud, kui see intsident aset leidis. Ja ma sain oma raha loomulikult pangast tagasi, sest minu identiteet oli väga selgelt nagu tuvastatav, nagu määratav. Siin ei ole ka nende küsimuste puhul näiteks saladust, et mis on minu seisukoht. Ma ei pea seda nagu saladust hoidma nende üksik küsimuste suhtes oma seisukohta, mis puudutab referendumil hääletamist. Sellepärast, kui see nii-öelda mittesalajane hääletus, siis ma pooldan väga, et elektrooniliste hääletusel on seda tegelikult kõige lihtsalt teha. Seda tehnilist kohta. Kuidas? Jälgi jääb kohalik see. Jälgi jääb kohalik. Ma on võimalik kontrollida. Ma ei olnud Indoneesias, ma olin siin. Läksin kinni. Nüüd, kui ma lähen kolmanda punkti juurde, mis siis puudutab rahvaalgatuse õigust, siis siin on, see õigus tegelikult on ka praegu olemas näiteks 10 Euroopa riigis, Euroopa Liidu riigis, kaasa arvatud meie naabritel, lätlastele ja leedulastele. Ka siin on kõige tähtsam küsimus tegelikult selles künnises või häälte arvus, palju siis peaks nagu koguma. Siin on kaks äärmust, et näiteks Lätis on see künnis 100 000. On vaja 100 000 allkirja, et panna mingi asi rahvahääletusele. 100 000 on üpris suur arv, seepärast neid rahvaalgatusele pandud hääletusi Lätis on toimunud mõnel korral. Üks näiteks oli küsimuses, kui pandi rahvahääletusele küsimus, et kas Lätis vene keel võiks olla teine riigikeel. Mis siis kaotas. Siis see läks rahvahääletusele ja rahvahääletusele panen kaotas. Kaotas siis Lätis on siiamaani üks riigikeel, mis on Läti riigikeel. Teisest küljest, kui see on jälle liiga madal see künnis, et näiteks 3000 või 5000 allkirja, siis tekib teine oht, et küsimusi pannakse kas niivõrd palju või niivõrd ka mitte nii tähtsa küsimusi rahvahääletusele, et see süsteem lihtsalt nagu lakkaks toimimast või ummistuks lihtsalt. Et mis on siis see optimaalne hulk Eesti tasemel, mis see võiks olla. Ja ilmselt politoloogia asjatundjad hindavad, et see võiks olla umbes 2% siis valimisealistest kodanikest. Umbes 2%. Ja sihtasutus terve Eesti, kuhu mul on ka au kuuluda, on jõudnud järeldusel, et Eestis see arv võiks olla umbes 25-30 000 allkirja. Et kui 25-30 000 inimest siis soovib saada mingit küsimust hääletusele ja ta kogub neid allkirjad kokku, see algatusgrupp, siis see küsimus peaks ka hääletusele pandud. Huvitav on veel see, et 1992, kui me võtsime vastu meie praeguse põhiseaduse, mina olin siis 24-aastane noor mees, hääletasin ka selle poolt, kindlasti teist valdav enamus hääletasid selle poolt, ega tegelikult me seda sisu võib-olla päriselt ei tajunud, mida see sisaldab. Ja see põhiseadus on tehtud 1938. aasta põhiseaduse järgi, mis on Pätsi järgne põhiseadus. Päts, nagu te teate, kunagi demokraatiat ei rakendanud, tal olid ühe kandidaadi valimised täpselt nagu hiljem nõukogude ajal. Et seal oli tegelikult ainult üks demokraatlik institutsioon, mis ongi siis parlamentaarne demokraatia ja parlamendi valimis. Tegelikult 20. ja 33. aasta põhiseadustes oli neid elemente palju rohkem. Juba rahvahääletuse võimalus oli sees juba 20. aasta põhiseaduses ja neid referendumeid ka korraldati näiteks selles küsimuses, kas Eesti koolides usuõpetus peaks olema kohustuslik või mitte. See referendum oli, kui ma peast mäletan, kas 23. või 24. aastal ja sel juhul põhimõtteliselt usuõpetus võitis selle referendum. Et neid referendumeid oli nagu mitu, nüüd meil on ka olnud neid ainult 2, siis see põhiseaduse vastuvõtmise küsimus ja liitu astumise küsimus. Rohkem neid referendumeid meil ei ole olnud. Aga need samad asjad, et siis referendumid, presidendi otsevalimine ja rahvaalgatus olid kõik sees 1933. aasta põhiseadusest, mille siis Päts tühistas pärast võimule saamist.
et me tegime võib-olla oma poliitilise süsteemi loomisel sellise põhimõttelise vea, et me võtsime aluseks, me oleks pidanud aluseks võtma 33. aasta põhiseaduse. Võib-olla selleks alguses olnud natuke raske ja tekitanud võib-olla mõningast ebastabiilsust, aga selle põhiseadusega me tahtsime stabiilsust, mis oli võib-olla hea 90-ndatel, ja lõpuks me oleme saanud stagnatsiooni. Praegune poliitiline süsteem on ilmselgelt, ta ei ole täiuslik. Ja iga poliitiline süsteem tegelikult, mis kuulutab ennast täiuslikuks, mis väidab, et seda ei ole võimalik enam kuidagi parandada. Kui te mäletate, siis kommunistid kuulutasid ju omal ajal nii, et kommunism on ühiskondliku mõtte tipp, ühiskondlik kord, millest paremat kunagi enam tulla ei saa. Ja küsiks, et kus Euroopas kommunistid on täna? Brüsselis. Ma mõtlen selles mõttes ikkagi tõelisi kommuniste. Neid on Aasias on mõningaid kommunistliku korraga riike nagu Hiina, Põhja-Korea jäänud alles, aga Euroopas on kommunism oma mõju kaotanud. Aga mõte oli see, et ükski ühiskondlik kord ei tohiks ennast kuulutada nagu ühiskondliku mõtte apoteoosiks või tipuks, sest see iseenesest on ohtlik väide, mis viib stagnatsiooni. Ka Lääne-Euroopa demokraatia ees on nagu kaks rasket valikut. Kas rohkem otsedemokraatiat või siis tuleb autoritarism. EKRE-t on süüdistatud palju autoritarismis, aga see on selles mõttes vale, et meie kurss on hoopis teine. Meie kurss on suurem otsedemokraatia ja see on täpselt vastand autoritarismile. Ja see ei anna ühelegi erakonnale mingeid eeliseid, see süsteem. See süsteem igas üksikküsimuses, kuna ta käsitleb konkreetseid küsimusi, annab eelise rahvale. Rahval on muidugi ka väga raske leida inimesena erakonda, mis 100% sinu huve esindab. Sel juhul peaks riigis olema, ma kujutan ette, umbes 30 erakonda, aga see selgelt ületab nagu mõistlikkuse piiri. Et igal asjal on mõistlikkuse piir ja inimesed seepärast ei leiagi endale väljendust. Paljud inimesed ei tule ka valima, 1/3 inimesi ei tulegi valima. Ma nägin juba siis, kui ma olin üksikkandidaat, ükskord ma kuulutasin 20 minutit ühe inimesega rääkimas ja ei olnud võimalik inimest ümber veenda, sest ta oli kaotanud täielikult usu poliitilisse süsteemi. Ma näen neid inimesi igas välikampaanias, iga kord tänaval ja mitte midagi ei ole teha, kui inimesed ütlevad, et aga mul ei ole väljundit, ma ei usu sellesse süsteemi. Ja mis me suudame teha, nende inimeste hulka on vaja vähendada, aga meie tendents on pigem olnud see, et valimistel mida aastakümne edasi, seda väiksemad osalised on ju valimistel, mitte vastu. See tähendab ju võõrandumist, et mida me peame siis tegema oma poliitilises süsteemis, mida muutma, et seda võõrandumist vähendada, sest see võõrand igal juhul ohtlik. Meil ei ole seda vaja. Võim peabki tulema rahvale lähema. Meil on vaja seda teha. Aga tehniliselt see on muidugi selles mõttes raske aega viiv protsess, et kui ma tegin seda sama pöördumist noorte poole ja 14-aastane poeg oli esimene, kes seda luges ja seal oli selline nagu lause sees, et kui ma põhjendasin seda nõnda, et kui kaua see aega võtab, et selleks, et põhiseadust muuta, on vaja kas ühes koosseisus, ühes Riigikogu koosseisus 2/3 ehk siis 68 hääle enamust või siis kahes järjestikuses koosseisus 51 hääle enamust. Ja on ilmselge, et otsedemokraatiat pooldavad erakonnad 68 häält selles parlamendis ei saa, et seda oleks utoopiline unistada. Et kui me räägime näiteks järgmises ja ülejärgmises parlamendis 51 hääle kogumisest otsedemokraatia pooldajatele, siis see protsess viib 12 aastat. Ehk need põhikooli õpilased, kes täna õpivad, nemad on esimesed, kes seda süsteemi näeb. Meie põlvkond on teinud suure vea poliitilise süsteemi ülesehitamisel ja meil on vaja seda parandada, sest see viga süvendab stagnatsiooni ja muudab poliitilise süsteemi suletuse. Meil oleks aeg seda teha. Aga sellega ma lõpetaks oma otsedemokraatia osa. Kui teil on selles osas küsimusi, siis palun küsige kohe. Ma üritan neile vastata. Tegelikult need asjad on lihtsad iseenesest.
selgelt toimub. aga sotsiaaldemokraatias ei või kujuneda, ütleme, inimesed, kes tegelikult ei mõtlegi selle täpselt lahtimiseks. Selle see mulle ei meeldi ja et see, kuidas öelda, ei ole nagu professionaalne, ei saa siin mingil juhul öelda, ma ei oska õiget sõna kasutada. Aga tähendab, ta ei lähe nagu õiget teed selles mõttes, et need inimesed ei... Aga mis on õige tee? Ei, ma tähendab, ma tahan öelda, nad ise ei tea, mis nad tahavad. Aga... Ja panevad huupi, mõtlemata. Aga siin ongi, et tegelikult see loomulikult nõuab rahvalt rohkem mõtlemist. Võib-olla ka mõned inimesed mõtlevad vähem ja nii palju ei süvene, aga paratamatult see süsteem tegelikult kasvatab ise poliitilist otsustusvõimet ja teadlikkust aegamisi. Sest rahvas ei näe, et kui ma olin arrogantne, mind ei huvitanud, ma ei läinud hääletama selles küsimuses või siis ma ei mõelnud läbi lihtsalt, siis tuleb ka nagu tagajärg. Naksti kohe tuleb ka tagajärg. Ma näen seost nagu oma tegevuse ja selle otsuse vahel, mis tuleb. Et see seos on vaja taastada, et inimene tajub, et nüüd kui ma midagi otsustan, sellest sõltub midagi. Sest praegu võõrandamine tuleb sellest, et inimene ei taju, et mis on see minu otsustada nagu seos sellega, mis lõpuks nagu välja tuleb. Kui see seos kaob ära, selle asja nimi ongi võõrandamine. Seda ei ole nii olemas. Et loomulikult me ei eeldagi seda, et see süsteem oleks ideaalne või siis kõik asjad läheksid ideaalselt. Aga igal juhul, kui ka otsused ei oleks oma kvaliteedid paremad, on nad paremad juba selle tõttu, et rahvas on ise teinud, et rahvas ei saa väita, et nemad seal tegid. Mul on selle koha pealt hea näide. Eelmise aasta alguses 20 aastast noored tulevad ülemuse juurde, ütlevad, et mis asja see maksuametile mingid tõendeid vaja teha, märke asju. Et juht küsib. Valimas käisid? Ei käinud. Siis ära käisid. Ma siin tahan veel nii palju täiustada või täiendada ka seda mõtet, et hirm nagu, et otsedemokraatia puhul rahvas nagu ei oskaks valida, ei ole selles mõttes ka põhjendatud, et ühiskonnateadlased kindlasti näinud, et see valim, see nii suur valim, mida siis inimesed valima lähevad, see oma kogumis annab enamalt teadliga üsna õige lahendi, sellepärast, et kui seal on üksikul grupil või üksikul piirkonnal, kus tahetakse midagi rünnata, kas vaimselt kedagi maha suruda, siis see mass valimina annab õige lahendi. Tal on oma. Ma täiendan ka, kui seesama valimi arv on ka 25-30 000. Kui me tahame praegu mingi otsuse taha 30 000 häält saada, proovige see kadalik läbi käia, see on ikka üsna raske. Ja teiselt poolt on näha selgelt hirmu selle ees, et rahvas hakkab otsuseid tegema. Millal see oli detsembrikuus vist, kui Siim Kallas kirjutas Delfist, et selliseid, et presidenti ei saa otse valida, otse demokraatia ei ole Eestis võimalik, sellepärast, et enamus rahvast ehk 70% on, mis sõna ta ütles, lollita president ütles natuke pehmemalt, aga väga solvavalt Eesti rahva kohta. Aga miks ta tahab siis seda valida? Siis ongi küsige enda käest seda, et kas need, kes ütlevad, et teil ei ole õigust otsedemokraatia, teil ei ole õigust rahvaalgatusele, teil ei ole õigust rahvahääletusele, mis on nende motiiv, mis nad tahavad siis võimule teha? Üks lihtne järeldus, nad tahavad seda võimu enda. Seesama üks ka EKRE pani ju rändeleppe, tegime ettepaneku panna see ÜRO rändeleppe rahvahääletusele, sest täiesti selgelt ju enam kui 70% inimesi küsitluste järgi olid selle vastu ja see, kuidas see läbi suruti ja ÜRO heaks kiideti, see on täiesti meie põhiseaduse vastane ja igatpidi mitte legitiimne. Aga täna on tulemus selline, et mitte mingisugust rahvahääletust ei tule. Neljapäeva öösel me sõdisime Riigikogus sellel teemal. Esiteks me tegime ettepaneku, et panna see rahvahääletusele nüüd nende Riigikogu valimiste ajal, et see mingit lisakulu ei tekita. Meie eelnõud marineeriti nii kaua sahtlis, kuni kõik need tähtajad seadusel on ette nähtud, et selle otsuse vastuvõtmisest peab 3 kuud mööduma siis selle referendumi tegemisena. Tähtajad on siis kõik vastu taevast ja me tegime siis need parandusettepaneku, kui ta nüüd lõpuks Riigikokku jõudis,
et hea küll, lükkame selle siis edasi Europarlamendi valimise ajaks. Aeg oleks, kui seda oleks nüüd kohe kiiresti kenasti menetletud, siis oleks olnud tõesti võimalik. Aga mis oli siis tulemus? Sotsid, Keskerakond, need hääletasid kõik vastu, Reformierakond tõmbas sama jalge vahele, hiilisid üldse saalist minema. Neil ei õnnestunud õnneks seda eelnõud tagasi lükata, sellepärast et hääled jäid viiki. Tagasi lükkajad ei saanud nagu häälte enamust. Aga sellele vaatamata lendas ta prügikasti, sellepärast et Riigikogu spiiker teatas, et parandusettepanekute aeg sellele eelnõule on 27. veebruar. Ühesõnaga, see tähendab seda, et tegelikult kui on Riigikogu valimised, siis kõik eelnõud, kõik asjad, mis on pooleli jäänud, need lihtsalt annuleeritakse, kõik on nullist pihta. Nii et tegelikult see meie ettepanek läbi lõpptulemusena ei lähe, aga mida see näitab just suurepäraselt seda, kuidas võimuvalijad ei taha võimu jagada rahvaga, kuidas nad kardavad, et rahvas saaks otsustada, sellepärast et nemad istuvad seal oma elevandi luutornis ja nemad teavad täpselt, kuidas meie peame mõtlema ja täpselt, mida me peame tegema. See ei ole demokraatia. Öelge, Pomerants keerutas selleks küsimuseks, kuidas hääletati ära, nimetas seal, kes poolt hääletasid, aga kes nõudsid tagasi lükkamist ja need hääled komisjonis ütlemata, kes need olid? Komisjonis olidki, no seal on iga erakonna esindajad, et ma täpselt peast ei mäleta praegu, kes seal komisjonis on. Aga jah, komisjonis arutati seda ja tehti ettepanek siis Riigikogule see tagasi lükata. Ainult EKRE toetas seda, et sellega jätkata. Vabaerakondlased jäid erapooletuks, nagu alati neil igasugune seisukoht puudub ja kõik ülejäänud erakonnad. IRL, Keskerakond, Sotsid, Reformierakond olid selle rahvahääletuse vastu. Nimeliselt ma praegu peast, peab Riigikogu koduleheküljel, sealt on näha, kes need isikud seal olid, aga seegi polegi oluline, sest nad esindavad oma erakonda. Kas teil on veel küsimusi? Mul oleks see küsimus nüüd sellel samal valinud mingi terve teemal. Kui nüüd tõesti, lõpuks on aeg, et valitsuses tuleb hea positsioon, keda te näete kõigepealt koalitsiooni partnerina valitsuses? Siin otse jälle. Ausalt öeldes, seda on väga raske öelda. See on puhtalt matemaatika küsimus, kui palju valimistel mingi erakond toetust ja hääli saab. Vastavalt sellele hakkavad need jõujooned seal kujunema. Väga lihtne on öelda, kellega me ei taha koostööd teha. Need on sotsid. Absoluutselt. Neil ei ole nendega mitte midagi ühist, nad on täiesti selgelt deklareerinud, et nad on rahvusriikluse ja rahvuste säilimise vastu ja nii edasi. Aga mis siis üle jääb? Üle jäävad ju need kaks suurt, Reformierakond ja Keskerakond. Mõlematega on meil palju ühiseid asju, mõlematega on meil palju selliseid asju, kus me oleme täiesti vastastikku. Aga ütleme, sellise läbirääkimiste ja suhtlemiste ja selle kogemuse põhjal me oleme ju nüüd mõlemaga olnud koos opositsioonis, siis Keskerakond on oluliselt lihtsam koostööd teha. Reformierakond on lihtsalt niivõrd arrogantsed ja ennast täis, nemad ei taha mitte kellegiga arvestada. Aga kõik ju kisavad, et nemad EKRE-ga koostööd ei tee, tegelikult käivad nad kõik meiega niimoodi kulisside taga vaikselt jutuks ja et praegu raske öelda, tõepoolest. Väga oluline on see, eks nendel läbirääkimistel sõltub ju põhiline sellest, kui palju me enda neid punkte ja eesmärke ja asju suudame siis selle koalitsiooni kaaslasega kokku leppida. Ja see on see kõige põhilisem. Ma täiendaks seda nii palju, et kuna ma pean erakonda esindama enamuses venekeelsetes debattides, siis minu käest on ka seda küsimust küsitud ja seal ma olen vastanud nagu ühest küljest selgelt, aga teisest küljest diplomaatlikult. Et me oleme valmis koostööd tegema kõigiga, kes jagavad meie põhimõtteid.
ehk mul tuleks teine küsimus kohe taha, et see on nagu ühest küljest kõik on selge, teisest küljest noh, et kui nüüd meil ikkagi läheb väga hästi, noh ma loodan, et ma võin öelda meie seisukoha ja millised oleks esimesed sammud siis selle tõelise Eesti piiri taastamisel? Ehk kui te olete juba valitsuses, et millised oleks esimesed sammud just, et hakata seda õigusjärgset piiri taastada? Väga lihtne samm. Me võtame oma allkirja tagasi piirilepingut. See on täiesti selge juriidiline protsess, 2005, kui sinna selle piirilepingu seaduse preambulasse, mis ei olnud lepingu osa, vaid see oli lihtsalt Eesti korrektsioon, millel ka tegelikult mingit õiguslikku sisu tegelikult ei ole. Pandi sisse viide Tartu rahule ja venelased teatasid, et ei, et sellisel juhul nemad keelduvad, kuna see annaks meile õiguse ikkagi hiljem neid alasid tagasi nõuda ja nad teatasid, et nad denonsseerivad selle leppe, selle läbi võtavad allkirja tagasi. Ja see on esimene samm, mida Eesti saab teha, mida valitsus saab teha, sellepärast, et see leping on ikkagi valitsuse poolt alla kirjutatud ja Riigikogu poolt ei ole ta veel lõpuni ratifitseeritud ja see on esimene samm, jah, et ega sellest ka midagi muutu. 5,2% Eesti territooriumist on jätkuvalt okupeeritud. Me ootasime oma taasiseseisvumist 50 aastat, me võime oodata ka nende alade tagasisaamist veel 50 aastat, ükskõik kui kaua, aga lihtsalt okupandile ära kinkida, niisama tasuta anda, selle puudub igasugune mõte. Sama kõik nagu Jaapaniga või? Sama käis ja ainukene asi erineb siis ütleme Krimmi okupeerimise ja meie alade okupeerimise vahel on lihtsalt ajaline vahe. Muul mitte midagi. Ja pärast Krimmi okupeerimist nagunii ei ole võimalik seda lepingut alla kirjutada, nagu praegusel kujul. See tee on nagunii välistatud, sest igasugustel territoriaalnetel lepingutel Venemaaga puudub vähim usaldusväärsus. Aga mitte võimuerakondade poolt, sest nemad ratifitseerisid ühe lugemise, tegid ära meil ikkagi. Sest Venemaa 1994. aastal Budapesti lepinguga koos Ameerika Ühendriikide ja Suurbritanniaga garanteeris Ukraina territoriaalse terviklikkuse vastutasuks selle eest, et Ukraina loovutas oma tuumarelvad Venemaa. See ei ole mingi vana nõukogude aegne nagu leping ja see kestis 20 aastat, täpselt sama kaua ajaloo iroonia nagu Tartu rahu kuni rikkumiseni 40. aastal, 20, 40, 94, 14. Et sisuliselt Venemaa midagi pole teha, aga Venemaa lepingupartnerina ei ole usaldusväärne ega territoriaalsetel lepingutel Venemaaga ei ole mingit de facto katet. Ühelgi lepingul või venelastega ei ole mitte mingit katet. Mul oleks ettepanek vahepeal, et kas on meil küsimusi saalist kandidaatidele või ei ole? Mul on üks küsimus. Kust kohast praegu see surve üldse tulebki selle piirilepingu allkirjastamisel? Kas see tuleb Brüsselist või? Ei tule, see on kõige kummalisem, et ta tegelikult ei tule Brüsselist. Meil on küll väidetud läbi aegade, kui me vaatame neid põhjendusi, mida selleks on esitatud, siis kõigepealt oli, et meie suhted Vene paranevad. Läti tegi ära, andis oma abrene venelastele, kas keegi saab väita, et suhted oleks justkui paranenud, absoluutselt. Siis hakati rääkima seda, et me ei saa Euroopa Liitu ega NATO-sse, kui meil puudub Venemaaga piirileping. Kusjuures see on täiesti vale, et meil puudub. Meil on olemas Tartu rahuliik on rahvusvaheliste kehtivate lepingute registris ÜRO-s, ta kehtib, meil on olemas piirileping. Me teame, et me saime NATO-sse, me saime Euroopa Liitu, need väited olid valed. Ja siis veel on räägitud, on räägitud seda, et meil peab olema tead selgelt fikseeritud piir ja selged suhted ja paika pandud kõik, see on sama mullaekseks, et tegelikult Tartu rahupiir kehtib, aga olude sunnil meil on siis lihtsalt see ajutine kontrolljoon, mis toimib väga suurepäraselt, mitte mingisugust probleemi sellega ei ole. Ja Euroopa Liidu reeglite järgi piiriküsimused kuuluvad liikmesriikide pädevusse.
nii et Brüssel neid tegelikult otseselt survestada ei saa. Nad ei ole seda ka avalikult kunagi teinud, võib-olla tõesti kuskil mingisugusel erakohtumisel seal meie peaministrite või ma ei tea kellega võib-olla seda tehakse, aga mitte igatahes avalikult ja ainukene surve, mis selleks on, tulebki eeskätt just nimelt sotsidelt ja Reformierakonnalt. Ja no Keskerakond on siin pigem selline kaasajooksja, et nad tahavad enda vene valijatele meeldida ja siis on nad sellega, aga nemad ei ole seda survestanud. Surve tuleb põhiliselt just Reformierakonnalt ja Keskerakonnalt, aga miks, vabandust jah, sotsidelt, aga miks, seda on väga raske seletada, võib-olla seletab seda meie kapo ja teabeameti juhtide sõnad, kus nad on rääkinud kasulikest idiootidest ja mõjuagentidest. Eesti esimeses Riigikogus on teada, oli 38, vaatan peale taasiseseisvumist, 38 KGB koputajat ja agenti ja kaastöötajat, 38%. Kui keegi väidab meile seda, et täna puuduvad meil seal FSB agendid, siis ta on ääretult naiivne, sellepärast et kui kellegile see leping kasulik on, siis ainult Venemaa, Eestile mitte mingil juhul. Nii et noh, ma usun, et tegelikult surve tuleb Kremlist. Siin Kremlist, võtta just tuleb, siia ma tahtsin jõuda. Täiendan veidikene. Käisin Ardo Aasmäega viimased aastad uuesti temaga tihemini läbi ennem tema lahkumist. Ja see teema oli päris mitmeid kordi jutuks. Ja Reformierakond on Ardo ja Toomas Kümmel ka selle asjaga hästi tugevalt seotud. Juttude järgi otseselt lõva otsas. Läbi nende nõuti piirilepingu lauale toomist, sest et kui nemad seda ei tee, Reformierakond, siis tuuakse patud läbi veefondi omad kõik Vene poolt lagedale ja see on Reformierakonna lõpp. See oli see lühike. Siit ma tahtsingi jõuda nagu sellega, et kus on praegu KGB arhiivid? Moskvas. Erinevad meie saatusekaaslastest, Eestil lasti need eestlased siis võimul oli lasike lahti ära viia kõik. See Savisaar-Pakatine fakt, kui need kõik ära liigutati ja tõepoolest sellepärast on praegu Moskvas lood, et nende käes olemas kõik ühendused, need inimesed, kes siin koha peal on, meil ei ole. Kui piiriteema huvitab rohkem, siis ma olen kirjutanud sellest paksu raamatu Eesti-Vene piirileping äraandmine, see oli 2010 ja peale seda kirjutasin Lennart Merist raamatu, kus on ka sellest piiri teemal ja natukene kaugemale veel mindud Lennart Meri Vabaduse valus valgus 2011. Raamatupoodides neid ei leia enam, aga raamatukogudest leiate, et kui kedagi huvitab, kuidas kõik need protsessid käisid ja Eesti-Vene läbirääkimised, mis olid algul, just nimelt eesmärk oli taastada Tartu rahu järgselt ja nii edasi ja kuidas need muutusid lõpuks lihtsalt selliseks loovutuslikuks äraandmiseks. Siit me põhimõtteliselt jõuame selleni, et KGB arhiivid on Moskvas. Samal ajal on sõnast, meil on veefond, meil on kõik võimalikud muud konksud ja keda siin sikutatakse sotsi, sikutatakse Rehvi ja samal ajal sõimatakse EKRE-t sõimatakse Kremli agentideks. Aga küsimuste kohta on kellegi veel mingeid küsimusi? Kui ei ole, siis minul oleks ettepanek, et võib-olla 10-15 minutit kaitsepoliitikast ka ja siis edasi, kui uueks peame ruumi tühjaks tegema, siis saab näost näkku veel rääkida, millegi soov enne, kui peo valmis. Üldiselt te vaheaega ei soovi, et muidu mul oli plaan tehaks 10-minutine. Aga siis ei jõua räägitud. See ei jõua räägitud, ma võin rääkida lühidalt, ma võin rääkida pikalt. Pool tundi läheme siis riigikaitse küsimuste juurde ja käsitleme siis neid teemasid.
tavaliselt, kui ma käin kuskil koolides esinemas näiteks, siis ma küsin ikka kooliõpilasest lihtsa küsimuse, mille jaoks meil on armee. Kas meil on armee sellepärast, et kõigil on armee? Kas meil on see sellepärast, et rahvas tahab? Kas on sellepärast, et liitlased tahavad? Või me teeme selle järgi armee, et nii palju, kui meil raha on, et teeme siuke müstiline kaks, kui mis seal sees on, et siis selle järgi midagi teeme. Et mille pärast meil üldse on armee, milleks me seda vajame? Vana klassikaline ütlus, et toota rahu. Aga mille järgi me selle määratleme siis? Milline see armee peab olema, mis on see kriteerium? Praegu ongi selline paradoks, et sellest ei saa aru, tegelikult peaks just meie peaks oma armee määrama selle kriteeriumi järgi, kelle vastu. Õige, täpselt nii, alati on ka keskkooli õpilastest mõned suutnud selle ära vastata. Ja siis ma olen öelnud, tubli, teid võiks Kaitseministeeriumi lausa homme tööle võtta. Nii lihtne ongi, et me vaatame seda selle järgi, mis on Venemaa sõjaline võimekus siin otseselt meie piiri taga Leningradi ja Pihka oblastis. Selle järgi me vaatame seda. Sest me ei pea Venemaad tervikuna jälgima, sest mis Venemaal Hiina piiri ääres on, Venemaa peab maailmas paljude riikides suhtes ennast tasakaalustama. Kogu NATO, kogu Hiina suhtes, Ameerika Ühendriikide suhtes. Venemaa rahuaja relvajõud võivad ju olla koos sisevägedega natukese alla 2 miljoni ja Venemaa sõja relvajõud võivad olla 6 miljoni. Selles mõttes see ei ole meie mure ja ka tehniliselt ja geograafiliselt ei ole võimalik liiga palju vägesid ühe korraga ühes punktis lihtsalt seda silma panna, sest ei mahu sinna hästi lihtsalt rääkides. Et see, mis meil on siin idapiiri taga, see määrabki selle ära, milline see armee peab olema. See on. Ja kui me oleme NATO-s, siis sisuliselt see tähendab seda, et meie relvajõud moodustavad ühe terviku, aga samas selline meie lähem, kõige selline selgem tervik on Baltikum. Ehk siis Läti ja Leeduga koos me oleme sisuliselt sõjalises mõttes see nagu üks operatsiooni kuul, mida siis Kaliningradi enklaav, nii nagu uppumatu lennuki kandja, seisab seal, see nagu lahutab ja eraldab meid oma liitlastest, ehk siis see jõud, mis liitlastel võib olla kusagil kaugel, ei ole siin lihtsalt ühe korraga rakendatud. Ma toon lihtsa näite, et kui ma õppisin USA-s ise ühendoperatsioonide juhtimise kursusel Norfolkis, siis minu grupis oli ühe lennukikandja operatiivohvitser, et see oli selline kolonelidele mõeldud kursus, kuidas nagu suuri operatsioone juhtida. Ja siis tema lennukikandja seisis seal samas nagu kai ääres ja siis meile tema korraldas siis meile väikse ekskursiooni siin lennukikandjale. Ja siis ma tema käest loomulikult ütlesin, et mul on tegelikult sulle üks küsimus, mille vastust ma tean, aga ma küsin selle lihtsalt sinu käest, et ma saan ametliku, mitte ametliku, aga selgelt tsiteeritava vastuse lennukikandja operatiivohvitser, kes on praktiliselt kapteni järel nagu teine mees laevas, on mulle seda öelnud, et kas lennukikandja taktikaline grupp, mis on USA nagu põhiline taktika, kas see saab tulla Läänemerd, ehk siis taktikalises grupis on lennukikandja, paar siis raketiristlejad, mõned allveelaevad, mõned miinitõrjujad, mingi umbes 12-15 laeva. Et kas nad tulevad siis, sa ei tead seda vastust, et mis sa küsidki rumalat küsimus, loomulikult ei tule sinna. Sina tead, mina tead. Jah, meie teame, aga nüüd ma saan öelda, et ma küsisin, mulle vastab. Et nii see on, et see sõjaline jõud ei ole alati rakendatav geograafiliselt ja ajaliselt nii, et ta oleks kohe olemas. Et see on väga tähtis tegelikult on seda mõista. Et aastal 2015, kui Ukraina sõjast oli aasta umbes mööda läinud, korraldas siis USA mõttekoda Rand Corporation korraldas suure sõjamängude tsükli, kus nad siis 10 sellise meeskonnaga mängisid läbi Baltikumi sõjalist kaitset. Kus nad panid siis ühelt poolt välja Venemaa relvajõud siin lääne ringkonnas, aga nad võtsid igast tegelikult polgust või brigaadist ainult ühe pataljoni taktikalise grupi. Ja siis teisele poole panid need väed, mis Baltikumis ja Poolas siis riikidel on või olid sellel ajal. Panid neid siis üksteise vastu, et te näete, et siin ei pandud meie kaitseliitu välja, aga siin ei pandud ka nagu Vene relvajõudidest
välja tegelikult neid üksusi, mis seal on olemas kõrges valmisolekus, mitte kõiki. Ja tulemus oli siis selline, et pärast seda muide tuligi see 3 ööpäeva või 36 tunni jutt, et 7 tiimi ei üritanudki selles mõttes tõsisemaid kaitsevõi liigutuslahinguid üldse alustada, vaid tõmbasid väed Tallinna ja Riia kaitsele nagu kohe tagasi. 3 gruppi siis üritasid, kõige varem jõudsid Vene väed Tallinna ja Riiani 36 tunni jooksul ja kõige hiljem siis 3 ööpäeva. Mitte et Tallinna ja Riia oleks kohe langenud pärast seda, aga see tulem oli see, et nad tegid järelduse, et Baltikumis on puudujääk, ehk siis vägede puudujääk NATO-l on 7 rasket brigaadi, 7 lahingbrigaadi. Et nagu väga selgelt määratletud nagu kriteerium. Ja mis on siis pärast seda liitlastega juhtunud, on see, et USA on toonud 1 brigaadi siis Ida-Euroopasse, siis Poolasse ja Rumeeniasse. Ja NATO riigid on pannud siis pataljoni taktikalised grupid igasse Balti riiki. Pataljoni taktikalisi gruppe, kui neil on 3, siis eelmisid brittide juhtimisel, Lätis Kanada juhtimisel ja Leedus Saksamaa juhtimisel, siis need moodustavad 2 brigaadi, aga 2 ei võrdu 7. Et te tajute, et seis tegelikult on nagu üpris karm ja see, kui keegi väidab, et Eesti on hästi kaitstud, see ei pea iseenesest paika. Et mis siin siis meil seis on? Selleks, et aru saada, või ma teen tegelikult, kuna meil on aega vähem, ma teen mõneminutise kiire vahepõike kohe ära ka laiapõhjalisele riigikaitse. Siin ma läksin sõjalisest riigikaitsest, aga me teame, kõik sõjad eelmise sajandi teisel poolel ja selle sajandi alguses on näidanud seda, et sõjas on põhiline kannataja tsiviilelanikkond. Tsiviilelanikkonda on vaja hoida elus. Tsiviilelanikkond vajab sõja ajal täpselt kõiki neid samu asju, mida ka rahu ajal. Inimesed tahavad, mida nad tahavad süüa, juua, neil on vaja kütust, et masinad liiguks, neil on vaja elektrienergiat, et üldse see ühiskond nagu toimiks, koos püsis, neil on vaja teavitada rahvast nendest olukordadest, mis siin toimuvad, neil on lahingutegevuse piirkonnast vaja inimesi evakueerida, neil meditsiinisüsteem peab edasi toimima, kes langeb nagu suure koormuse alla, Päästeamet, politsei langevad väga suure koormuse alla, sest kuritegevus kasvab, purustatakse hooneid, küberturvalisus ei kaota oma tähtsust. Te näete, et see on see miinimum, mis ühiskond vajaks, et saaks üldse toimida. Inimesed peavad lisaks evakueerumisele, nii peab olema ka võimalus varjuda, siis peetada pommide mürskude eest. Et see on see miinimum, mis on vaja kokku, see moodustab nende laiapõhjalise riigikaitse. Ja laiapõhjalise riigikaitse ülesehitamisega me oleme tegelikult alles täiesti algusjärgus. Tegelikult on vaja detsentraliseerimist. Praegu kas või need kõikvõimad tsiviilstruktuurid, kõik on tsentraliseeritud. Nüüd, et see üldse tööle hakkaks, et laiapõhjaline riigikaitse saaks üles ehitada. Et 2015 alles peaminister Rõivas väitis, et seda ei ole võimalik, seda ei ole kõike vaja. Nüüd see suhtumine hakkab muidugi muutuma, aga üsna aeglaselt. Me oleme palju aega vahepeal kaotanud, lihtsalt kuna Venemaad ei käsitletud võimaliku sõjalise ohuna. Me oleme palju aega kaotanud, aga et saaks selle asja üldse tööle, on vaja ju seda, et keegi hakkaks seda juhtima. Kes riigis üldse teie arvates saaks laiapõhjalist riigikaitset juhtima? Miks? Me näeme, et siiani ei ole 27 aastat, asi ei ole toimunud, president on riigikaitse kõrgem juht, asi ei lähe, midagi ei ole toimunud. Mis on vaja teha? Kellel on võim ja ressursid riigis? Peaminister. Täpselt nii, peaministril on võim ja ressursid. Tema on see, kes tegelikult saab seda teha. Aga selleks, et ta saaks seda teha, ta ju ei hakka isiklikult seda tegema. Riigikantseleis peaks olema sel juhul vastav büroo või asutus. Kes siis seda teeb koos mõistlike ja pädevate juhtidega, kes siis seda organiseerib ja juhib? Keda nad siis juhiks? Nad peaks juhtima kõigi ministeeriumi, riigiasutusi ja kohalikke omavalitsusi, anna neile ülesanded, kontrollida nende täitmist, määratleda ressursse. Selleks seda teha on meil vaja kõigepealt 20-25 aastast plaani selle laiapõhjalise riigikaitse ülesehitamiseks. Plaani ja siis juhti ja siis kaadreid, kes selle ellu viivad. Siis me saame ka selle nagu asja käima. See ei ole otseselt kaitseministri pädevuses ja valib EKRE kaitseministri kandidaat. Aga siin on selge, et peaminister seda ei saa selle tähtsusest aru, seda juhtima ei hakka, mitte midagi ei toimu ka. Siin on
see seos on väga lihtne. Et nii palju laiapõhjalist riigikaitsest. Kui me ka sõjaliselt tuleme hästi toime ja tõrjume agressiooni, kui elanikkonna hulgas on liiga suured kaotused, sellest see kõik jääb poolikuks ja sellest ei ole piisavalt kasu. Meil on kriisiseadus 91. Kuidas? 91. aastal on kriisiseadus olemas. Meil on palju seadusi, meil on mitmeid seadusi olemas. Ma küsiks seda, et riigil on õigus tsiviil raske tehnika kasutusele riigi huvides. Selle ajal kas on olemas rakendusseadus, küsimus, kompenseerib riik pärast sõda neile, kes on viisil, seal ütleme, kas kui maasturil veel ei ole seda õigust riigil olemas ega vastavat seadust, see on praegu meil Riigikogus menetlusel ja see saab vastu võetud enne, kui see istungjärg lõpeb. Nii ma räägin, et praegu 27. taasiseseisvumise järgsel aastal me tegelikult teeme mingites asjades, praktiliselt esimesi samme alles. See on see seis laiapõhjalise riigikaitsega. Et hea, et neid esimesi samme on hakatud, aga me ei tea, kui palju meil sellest kõigeks aega on. Niiviisi, aga nüüd ma hüppan tagasi sõjalise riigikaitse teemade juurde ja vaatame siis natuke neid jõude mõne minuti jooksul, mis Venemaal siin meil idapiiri taga on. Kõigepealt ma teen lihtsa lugemise, loeme ära siis lahinguüksused, mis Venemaal siin lähiümbruses meil on. Vaatame, meil on 76 õudessant diviis, seal on 2 polku, kummaski polgus on kokku, 2 polgu peale kokku on 6 õhuründidessant pataljon. Muidugi ründav pool, tal on see eelis, et tema valib ajakoha ja viisi. Ta teeb seda sel viisil, et tema ajateenijad on täpselt õiges väljaõppetsüklis, kaader on toodud õigesse kohta, kus reservväelased on pandud valmis. Venemaa teeb keskmiselt 20 ootamatut lahinguvalmiduse kontrolli lääneringkonnas igal aastal. Meie ei vasta sellele ammu midagi, sest me arvame, et seal ei ole mingit tähtsust. Aga iga selline harjutus võib lihtsalt ühel momendil minna reaalseks tegevuseks üle, rääkimata üldse suurõppustest, nagu Zapadist. Zapad võib minna iga hetkel, nagu Kafkas läks üle Gruusia sõja. Et nii neid asju tehakse. Siit me saime siis 6 pataljoni, mis Vladimirsky laagris on 25. motolaskurbrigaad, seal on 4 pataljoni, 3 motolaskurpataljoni ja 1 tankipataljon. Teine samasugune brigaad on Kamenkas, see natuke kaugel on Peterburi taga Harjala kannasel, aga piisavalt lähedal, seal on veel 3 motolaskurbrigaadi ja 1 tank, või täpselt 3 motolaskurpataljoni ja 1 tankipataljon. Kokku saame 14 lahingpataljoni. 14 lahingpataljoni, sealhulgas 2 tankipataljoni. Pihkva dessandis on nüüd ka tankikompaniid, siis me saame siit umbes 100 tanki siit lähedalt kokku, mida ei ole vaja raudteega kuskilt Moskva lähedalt tuua siia. Et siit me saame siis 14 lahingpataljoni. Lisaks on siin teine Spetsnasi brigaad, milleks Spetsnasi rakendatakse. Neid rakendatakse näiteks tähtsate sihtmärkide vastu, milleks on Eestis siis riiklikud institutsioonid, president, parlament, peastaab. Muidugi Spetsnasi rakendatakse kõige klassikalisem eriüksuste ülesanne igas riigis on kuskil siis kohalikest elanikest luua struktuure ja süsteeme, mis võiksid eriülesannete täitmisele kaasa aidata. Ehk siis meie tingimustes luua kohalikust elanikkonnast ebaseaduslikke relvaformeeringuid, neid formeerida, välja õpetada ja juhtida. Et sellega Spetsnaz igapäevaselt tegeleb ka, ütleks niiviisi. Tegelikult nii algas põhimõtteliselt Ukrainas. Jaa, nii algas Ukrainas. Ja siis on veel 336 merealaväe brigaad Baltiiskis, Kaliningradi oblastis, kus on siis 3 merealaväe pataljoni, mida siis saab rakendada meredessant. Siit me lugesime neid jõud, mis siin on lahingüksuste osas. Nüüd lahingtoetusüksuste osas on, eriti suurtikele osas on seis veel karmim. Selles mõttes, et kui me lööme kokku need suurtikväeüksused, mis me siit saame, Pihkva diviisis on 4 pataljoni suurtikiväge, kummaski polgus ja siis veel diviisi suurtikiväge. Kummaski brigaadis on 2 suurtikväe pataljoni, ehk siis 1 reaktiivi ja 1 liigusuurtikiväe pataljoni. Siis on Luugas on veel 9 suurtikiväe brigaad
kus on 3 pataljoni reaktiivsuutlikiväge, sealhulgas ka 90 kilomeetri laskekaugusega 320 millisega liidriga nagu suured jämedad torud, millega võib põhimõtteliselt otse üle piiri lasta piiriäärsete väeoste pihta, ilma et peaks nagu Eesti territooriumile sisenema. Ja seal on ka teise samasuguse brigaadi jaoks relvastus ja tehnika olemas, nii nagu ka Pihkvas on 3. polgu jaoks relvastus ja tehnika olemas. Ja siis on veel luubas 26 raketibrigaad, ehk siis see raketibrigaad on varustatud Iskander-tüüpi taktikaliste raketidega, mille laskekaugus on 500 kilomeetrit ja siis katab kogu Eesti. Ja mille lõhkepea suurus on 400-700 põhimõtteliselt kilo. Ja selliseid 12 seadmetist suudavad lasta välja konflikti algusest põhimõtteliselt nad võivad anda, need raketid on mingi kallid, neid niisama ei lasta, et näiteks 4-6 kogukaudu kohe nagu meie väeosade rajatiste ja põhimõtteliselt Ämari rivist välja viimiseks piisab kuskil 10-12 raketist, et purustada põhimõtteliselt maandumisrajad ja tähtsamad on gaaride juhtimissüsteem, sama on Tapal. Et sisuliselt see muudab meil sellise garnisonipõhise formeerimise nagu võimalikuks, et vene keeles on väljendatud protiv looma need prioma, meil ei ole otseselt midagi, millega me saaks selle vastu midagi, meil ei ole relvasüsteemi, millele sellele vastata, aga meil liitlastel ei ole siin lähiümbruses midagi sellist, ega neid ei tule ka siia kuskil. Et sellele saab vastata ainult ühel viisil, et varustust laiali vedada õigel ajal, isikkoosseis väeosadest välja viia ja hajutada ja mitte üritada väeosast teha reformeerimist, siis seda meil teha ei lasta. See on minu kriitika olnud kõikide siilide ja muude õppuste puhul. Ärge tehke asju, mida me tegelikult teha ei saa. Meil ei lasta seda teha, meie vastane ei ole džentelmen, ma ei taha meiega võidelda, ma tahab meid purustada enne, kui me üldse sinna lahinguväljale jõuab. Ja me oleks ülirumalad, kui me ei arvestaks sellega. Me teame, et vastas on selline võimeline. Süüria seas läbiproovitud GLONASS-süsteemi abil need raketid lendavad 7-9 meetrise tavamustäpsusega sihtimiskeskkonnas, mis tähendab seda, et kui näiteks peastaabi hoone võetakse sihikule, siis ta tõenäoliselt pihta ka saab. Enne seda vanemad Točka U-raketid lendasid 90-100 meetrit mööda keskmiselt. Need siin mööda midagi ei lenda. Et sellega ei tasu arvestada. Et muidugi Vene poolel on siin esimeses õhuarmees on kõiki tüüpi lennukeid, hävituslennukeid, ründelennukeid, pommituslennukeid. Siin on 15 helikopteribrigaad, mis on kohusüksus otse Loovise Oudavas siin praktiliselt Peipsi järve kaldal. Seal on 30-40 lahingkopterid kogu aeg sees, mis siis suudavad neid võitlevaid üksusi toetada. Ja mereväes on 5-60 laeva, mis on põhiliselt Kaliningradi siis baasides paiknevad ja samas Baltismis. Et see on, mis meil siin nagu seisab vastu. Ja seda kõike siis me peame koos liitlastega suutma siin tasakaalust. Külm sõda ei läinud kuumaks sõjaks kunagi sellepärast üle. Tegelikult NATO ei olnud kunagi nii palju vägesid nagu Varssavi lepingu organisatsioonil, aga neil ei olnud ka nii vähe, et Nõukogude Liit ja Varssavi liitlased oleks nagu otsustanud, Varssavi lepingu organisatsiooni liitlased oleks otsustanud, et selleks oleks nagu võimalik kuidagi üle rullida. Näiteks ainuüksi Lääne-Berliinis oli 3 brigaadi, väikses enklaavis, teise Ida-Saksamaa oli 3 brigaadi liitlastel. Et siit me näeme seda nagu jõudude vajadust. Nüüd vaatamegi, et see kõik võib tulla hirmutav nagu esimesel pilgul, aga kui me hakkame mõtlema, siis meil peabki olema lihtsalt nii palju jõudu, et see esimene ešelon selles mõttes tasakaalustada. Et erinevad ohustsenaariumid on võimalik. Räägime sellest samast siseriikliku relvakonflikti õhutamisest, millest võib pihta hakata, nii nagu Ukrainas tehti, siis on võimalikud mitmesugused hübriidsõja variandid, kus sõjalisi vahendeid kasutatakse koos mittesõjaliste vahenditega. Siis on võimalik selline äkiline kukutamise rünnak nagu Gruusias tehti kohe õppustelt üle. Aga kõige ohtlikum nendest kõigist stsenaariumitest on muidugi laiaulatuslik kallaletung juhul, kui Venemaa soovib
impeeriumi taastada, siis ta selle teeb sisuliselt kogu Ida-Euroopast, NATO-st. Et see on nendest kõige ohtlikum, selle tõenäosus võib olla väiksem kui teistel stsenaariumitel, aga see kõige ohtlikum stsenaarium peab alati olema selleks latiks, sest selle tagajärjed riigile on lihtsalt niivõrd katastroofilised, et kui sa hakkad näiteks vaatama kindlustust, sa võid ju loomulikult tõenäoliselt sa ju kindlustad oma elu, et sa, kui sa tahad nagu kindlustuskaitset saada, aga mitte näiteks oma kassi või oma nagu auto ainult. Et no mis kasu on, et sinu autole majal on kindlustus, kui sa ise ei ole kindlustus. Ja stsenaariumid on umbes natuke sama moodi. Esimene küsimus. Jaa. Mul on küsimus nõnda, et mulle nagu tundub, et sõjapidamine ajalooduliselt on juba lihtsalt muutunud äriks kui kasumi teenimises rahaliselt. Kas te näete võimalust selliselt, et meie inimkonnana üldsegi oleme võimelised näha Venemaas või üldse oma naabrites mõnda selliseid suhteid, kus me ei peaks relva kasutama, et jõuda üldse inimestena edasi liikuda? Kaugemas tulevikus ma kindlasti loodan selle peale, aga Venemaaga on selles mõttes see sama lihtne probleem, et Venemaaga ei oleks probleeme, kui Venemaa Tšetšeenia sõdu on vaadatud kui Vene siseasja, mis on juba vale. Kui Venemaa ei oleks pidanud Gruusias, Ukrainas ja Süürias sõdu, tõenäoliselt Venemaaga ei oleks probleemi. Siis ma vaataks, et eksisteerime rahulikult koos ja ega siis Ameerika Ühendriigid on alustanud mitu sõda Afganistanis, Iraagis ja mujal, aga need ei kujuta neile otsest sõjalist ohtu, sellepärast ma ei käsita nagu neid ohu. Et see sõltub, nii ma ütlesin, et see sõltub puhtalt nagu vastu, et meie ohuhinnang tegelikult sellele on nagu kolm alust. Esimene on ajalugu, et mis on ajaloos toimunud, et 1000 aasta jooksul on Hannes Valter luges kokku 42 korda idast rünnatud meediakoor, 42. Et see on teatud ajalooline üsna suur kogemus, et see on siin taga. Pluss siis geopoliitiline asend, et meie asend siin on lihtsalt Venemaa kõrval, et asendit ei saa muuta. Me ei saa kunagi see laule raiuda Eesti lahti ja ujume minema nagu Iirimaaga. Me ei saa seda teha, me jääme siia. Ja siis loomulikult on see sama Vene sõjaline jõud. Kui teisel poolel on sõjaline jõud ja ta on agressiivselt kusagil kasutanud seda, siis on tõenäosust ei saa välistada, seda kasutatakse meie vastu. See ma olen ise loomulikult, mulle ise nagu kirjanikuna ja humanistina ei ole siin nagu iseenesest dilemma, aga loomulikult minu nagu kaugel eesmärk on see, et me pääseks nagu üldse sellest kõigest lahti, kogu sellest reaalsusest, millest ma räägin. See, kui mina tahan sealt lahti pääseda, aga kes nüüd Putin ei taha seda, siis minu nagu lahti pääsmisest on vähem rasu, sest ma ei näe seda nagu tulemust. Küsimus, aga kuidas toimuks see käsuvahel üldse või reaalsus nii-öelda, et sellele, ma ütlen, agressiooni puhul vastu hakkamisel üldse, mismoodi ta reaalselt toimub? Te ühes raamatus kunagi kirjutasite seal midagi vist, et tankid siraldada Narva silla. Ma mõtlen, mismoodi see toimub hakkab, keegi peab ju nägema, piiri peal ju tegelikult ei ole mitte kedagi, eks ju. Kes mingi läbi satelliidi midagi saadakse. Me saame, meie probleem sellest, me saame sellest, isegi kui see läheb lahingvalmiduse kontrollist või õppustest üle, me saame selle pildi õigel ajal, see pilt tuleb sisse, see jõuab presidendi, peaministri ja kaitseministri. Meie probleem on see, et vaevalt nad suudavad ennetavad, nad ei suuda ega julge seda ennetavat otsust teha. Kuna neid on nii palju, siis on ka raske seda nagu teha. Et see tõenäosus, et see otsus viibib, on väga suur. Isegi kõige positiivsema juhul. Tähendab seda, et kui president ütleme ei võta otsust vastu, siis ei juhtu üldse mitte. Seda pole vaja karta, sest tegelikult meil on põhiseaduses on paragrahv selle kohta, et igal inimesel on see agressiooni korral õigus osutada agressorile omavalitsuslikku vastupanu. See on paragrahv 53 ja selle põhjal kindel eilsel kaitseväe juhatajal 1995. aastal andis välja käskkirja number 1 1. jaanuarist 1995, millega ta kohustas kõiki ülemaid iseseisvat agressiooni tunnuste ilmnemisel alustama vastupanu. Ja seda käskkirja ei ole keegi muutnud ja ma ei usu ka, et kunagi me näeme mingit kaitseväe juhataja, kes julgeks seda muuta. Tähendab, et esimese brigaadi ülem saab selle käsu anda ise? Saab. Nii, aga vabandust. Toome näite, et nüüd on
ongi niisugune agressioon ja meid rünnatakse gaasiga või millega tahes, kuhu mina tavaline inimene peab minema? Tsiviilinimene. Praegu selle süsteemi... Mul ei ole gaasimaski, mul ei ole variandit, mitte midagi ei ole. Mida ma pean tegema? Gaasiga õnneks meid vaevalt rünnatakse, seda ei ole nagu väga arvata, aga tavalise inimesena te peate lihtsalt ise mõtlema, kui juhul riik ei tee teie jaoks mingeid asju, siis te peate ise mõtlema, et mis on teile kõige parem lahendus, kui te, kuidas te saaksite nii-öelda parem on vältida suurema liidu, kui te olete maal, sest te olete juba nagu Rapla on selline koht, mis ei ole põhimõtteliselt tõenäoliselt tuusihtmärk, ta ei ole ka selles mõttes mingi rünnatud peasus, aga Alu. Meil on ju Kuusiku lennujaam nii lähedal. Ei, see Kuusiku lennujaam ei ole, aga meil on Alu. See on esimene pommitama. No just nimelt. No see Alu selles mõttes ei ole, mis see 3 kilomeetrit annab? Ei no kui nad tahavad pommitada seda Alut, siis Alu vaevalt Iskanderit väärib, et ärge selleks on tähtsamaid. Kaitseotstarbel ei ole tal mingit tähtsust, kui lahingud tekivad. Et siin Raplas otseselt teil ei ole selles mõttes midagi sellist, mis tõmbaks nagu tee peale suurema juhul võiks aga eeldada, et siit lahinguüksust suurt peale ei ole. See tuleb lihtsalt loogilise mõtlemise, et mis teil peaks olema. Tahate selle kohta lähemalt teada, sest lugema raamatut seda. Ma olen seletanud peaaegu täielikult ära, mis on tavalisele inimesele vaja. Et seal on inimesed peavad neid otsuseid tegema ja siis nad teevad ja nad nagu hoolitsevad endast. Kui riik ei hoolitse, siis peab hoolitsema ise endast. Siis peab lihtsalt vaatama, et need samad asjad, mida rahu ajal tahate, et süüa, juua, kütust, elektrit, et te kuskilt seda saaks. Kui riik teile neid asju ei taga, siis te peate ise mõtlema, kas mul on mingi väike toiduvaru, kas generaator, kuhu ma siis lähen, mis ma teen, siis peab ise selle mõtlema. Siis nii lihtne on, aga mul ei ole paremat soovitust. Kaitseliit veel valmistada aitab. Aga ma aega kahjuks läbi saama, mis meile antud on. Väga-väga tänan, et võib-olla veel 2 lause kokku võtta ja ega me ju kohe sägima ei hakka, eks ole, et mõtleme läbi. Meie rahva tegelikult Eesti sõjalise riigikaitse raskuskese on rahva tahe tegelikult ja valmisolek riiki kaitsta. See on kõikidel väikeriikidel täpselt sama, et armee ei suuda seda üksi teha. Sellepärast ongi, meil on vaja sellist armeed, mis suudaks vastata sellele, mis on siin Venemaa poolt. Ja selle oleme formuleerinud praegu EKRE riigikaitseprogrammi selles põhjalikus pikas versioonis, mis on 4 lehekülge. Võib-olla peaks tegema sellise väikse väljendus nagu põllumajandusprogrammist. Et siin üldprogrammis on ainult mõned sellised nagu üldised tööklaused. Et tegelikult see programm on pikk ja siin me räägime täpselt, et kuidas teha need plaanid, millest see armee peab koosuma, palju me peame kulutama, et 2,6%, miks meil on vaja liitlastelt abi küsida, palju me küsime, et millise armee siis me lõpuks kokku saame, mille jaoks, mille vastu, mida me suudame teha. See on teie koduleheküljel internetis ka üleval, et sealt saab vaadata. Ja siis muidugi soovitan veel Ukraina häirekeel rakenduse rünnak 2 raamat, seda ei ole enam saada tavalise raamatuna, aga seda on võimalik saada e-raamatuna. Ja kui te loete sealt lehekülg 182 kuni 247, siis saate kogu riigikaitse, saate sellise pildi, millega teil tekib suhteliselt täielik pilt, mis seis meil on, mis meil on vaja teha. Need 2 asja. See programm ka põhineb väga palju selles, et see oli selline suur nõuanne, mis ma kunagi tegin kaitseministri jaoks aastal 2011, mida ei rakendatud ja mida ei hakatud rakendama pärast Ukraina sõja algust. Et olukord on tõsine, julgeolekupoliitiline olukord, aga ta ei ole kaugeltki selles mõttes, et
kui me ehitame üles laiapõhjalise riigikaitse ja sõjalise riigikaitse selles mahus, et me suudame riigi võtmepiirkondi liitlasvägede põhijõudude saabumiseni enda käes hoida laiapõhjalist vallaletungi korral, siis me oleme selle lati, selle nii-öelda 220 või 230 Eesti kõrguse tervikas ära hüppama. Et siis tõenäoliselt ka seda ei tule, sest Vene kindlasti tahab lihtsalt hindada, et see mäng ei vääri küünlaid, et see ei tasu ära. Aga sellele lootma, puhtalt poliitilisele heidutusele lootma jääda, oleks viga. Ma olen ikka alati öelnud, et mingi 2% või lepingud, need ei sõdi, sõdivad väed, sul peab olema väed, ainult väed võivad sõdida, keegi teine seda teha ei saa. Ja kõik need valdkonnad peavad olema esindatud. Kui teisel ikka Kalašnikovi automaat sai lööda veel laptopiga pähe. Sul peavad olema need asjad lihtsalt. Aga aitäh, Leo Kunna, selle ette. Ja ma annaks selle lõpetuseks sõna siis Rapla osakonna esimehed, mul on Rapla osakonna ja Rapla vallavolikogu esimehed. Aitäh kõigile tulemast. Aitäh, Siim. Kuna meil oli just juttu siin põrusalt sellest inimeste võimalikust minna või oma valmisolekust ja tahan rõhutada üle, et EKRE kindlasti propageerib mingit sõda ei tule, et keegi valesti aru ei saa. Me mõtleme selleks ette, et neid asju ei tuleks. Naiskodukaitse on teinud ühe äppi, ma ei tea, palju siin on, kes kasutab nutitelefoni, aga on olemas selline äpp nagu Ole valmis. Ja soovitan kõigile soojalt see alla tõmmata, siin ei ole mitte mingisugust viiruse asju ei ole. Saate kontrollida ära ka puhtalt sellest juhust, kui näiteks teil läheb pool ära. Siin on olemas võimalik ära täita, kui vaadata, kas teil on olemas medikamendid, näiteks patarei, joogivesi, kõik soovitan kõigile soojalt. Ja oma lastele ja tuttavale soovitage, ole valmis. Et Naiskodukaitsele suurelt tänu saanud selle koha peal. Aga tänan teid kõiki siia tulemast. Kindlasti minge valima, paluge minna valima kõigil oma naabritel, sõpradel ja üle Eesti toetage EKRE-t ja turvalist koduteed leida. Aitäh! Väga vabandan, aga ma tahakski esitada teile ühe kutse, enne kui te koju lähete. 25. veebruaril kell 16.00 Viru Keskuse Rahva Raamatuspargi uue raamatu esitlus. Te olete kõik teretulnud ja kutsutud ja raamatu nimi on Otsid Interrite teine tulemine. Mul on üks